Tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood järjekorra numbriga 317 alustab laua taga Kristjan Kangur, tere! Tervist! Markus Jürgenson, tere! Tere! Ja mina, Raul Ojassal. Teemasid on täna palju, räägime jalgpallist, räägime jalgpallipoliitikast, räägime ka noorte jalgpallist, harrastustasemetest. Võib-olla alustaks koondistest, premium-liigast. Koondisest, jah, premium-liigast. Ja need, no see jalgpallist, ma ütlesingi. Räägime jalgpallist. Seekord jalgpallist. Jah, seekord jalgpallisaade. Alustame võib-olla sellest jalgpallipoliitika osast, mis siin eelmise nädala keskel toimus, ehk siis Aivar Pohlak UEFA täitevkomitees. Ma küsin, et Jürgensoni selle nädala kihlveod. Eelmine oli tempokas, aga... Vaatame, kas hea küll, vaatame, äkki jätame seekord lõppu selle. Siis saab ära lõigata. Ei, mul ei ole mingit kihlvedus, ma hakkan valmistuma selleks. Mind kutsuti trepijooksulle sinna teletorni, aga ma ei saanud minna. Mina ainult tervitused, ma saadan tervitused. Oota, mis ei saanud minna? Mõtleme, kui treenid, sa ise rääkisid, sul on vaja treppi joosta. Ma saadan, mul oli puhkepäev, ma saadan tervitused lihtsalt nendele 2 noorele liikluspolitseinikule täna hommikul, kes kuna ma olin juba hiljaks jäämas igale poole, kahjuks tulenevalt liiklusest, siis lõpet, ära loo sükest kuvandit, ära hakka sükest kuvandit looma, teie olete need, kes hilinete ja mina olen väga täpne. Ühesõnaga ma sellest me teeme eraldi saate, need valeväited ümber lükata. Need on erisaate jutud. Ma ühesõnaga tervitan neid 2 noort liikluspolitseinikku, kes mu sõrmeviibutuse peale või sõrmeviibutusega ära lasid ja ei teinud mulle 160 € trahvi. Palju kui sa sõitsid siis? Asi oligi selles, ma ei ületanud kiirust, vaid vaata Nõmme teel on see koht, kus läheb Nõmme teelt, kui lähed Tammsaarel teele. Seal on hommikuti, seal on hästi lühike ja roheline tuli, seal 2 rida keeravad sinna vasakule Järvevana poole. Aga seal ennem on niimoodi, et seal keerab 2 rida, üks läheb siis otsa sinna haigla poole. Aga see rivi hakkab tekkima siia ühte ritta. Nii, aga ma tulin sealt Nõmme teelt ja seal alati kõik lähevad sealt, nii-öelda vastassuunast lähevad sinna vasemasse ritta. Ja siis ma vaatan, et mingi megapikk rivi ja mitte keegi ei lähe seekord, et seal vasak rivi täitsa tühine. Lükkasin lapats põhja, läksin sealt rivist mööda, ühe suure autoda oli politseiauto seal seisis seal ummikus. Mulle meeldivad su argumendid. Kõik teevad. Siis jäin seisma, vaatan peeglisse, mõtlesin, vaatan nagu korra politseiauto nagu rappus. Siis vaatasin, ei tulegi. Nad ei saanud tulla. Nad ei saanud mitte tulla. Siis tuli taha ja pani peale. Siis ma juba naeratasin, ütlesin, ma tean, et ma tegin ebaseaduslikku lükke. Siis ta ütles, et see manööver on 160 € muidu. Aga et palun nimi ja isikukood. Ei tundki ära. Ära rohkem ära. Sa ei tea, kes ma olen. See oleks 320 olnud sujuvalt kohe. Ei. Ühesõnaga tervitused neile ja vabandused minu poolt. Kaasliiklejate pool ka. Jah, saame välja lõigata pärast. Nii, Aivar Pohlak UEFA täitevkomitees valiti üsna kindlalt lõpuks sisse, vist 37 häält oli äkki 55-st, mis ta sai ja seal oli üsna varuga lõpuks nende kandidaatides, kes sinna ei pääsenud. Natuke nagu justkui on keeruline seda kõike kommenteerida, et neid võimumänge, seda poliitmaastikku seal UEFA tasandil või sellise tasandil nagu väga ju ei jaga, ei ole kokku puutunud, ei tunne seda maailma, aga nagu kõva saavutus ju tegelikult kahtlemata, meil on Eesti inimene UEFA ikkagi selgelt ladvikus, kus tehakse suuri otsuseid. Ei tunne, aga maakeeli ju on see juhatus. Sisuliselt või nõukogu ma ei tea, ehk siis kui sa võtad võtab otsuseid vastu. Jah, et kui sa võtad nüüd võtta kas või ettevõtluse vormis, et juhatus, seal on, ma ei tea, 7 liiget ja siis pannakse mingisugune otsustamispunkt pannakse lauale, siis 4 versus 3, siis võtame vastu. Seal ei ole 7 liiget, vaid seal on 20. See oli näite toomiseks, et kui sul on juhatuses mitu liiget sul on ja siis kui sinna tuleks mingi küsimus lauale, siis selles mõttes nemad teevad otsuseid. Ja suuri otsuseid. Just. Kõige muu kõrval siis jaotavad neid suurturniiride korraldusõigusi, meistrite liiga finaale, kõike seda. Raha ka ilmselt, ma eeldan, jagavad nemad. Ütleme, see solidaarsuse teema tegelikult on ju viimasel ajal õhus olnud siin ka Eestis ja ma arvan, et see on ka üks asi, millega Pohlak võiks hakata seal, või
kui nagu spekuleerida, mis teemadega võiks ta nii-öelda tegelema hakata. See ongi muide spekuleerima peame, sest ta ei ole välja öelnud, ta ei ole tahtnud öelda. Ma saan aru ka, et sa ei taha enne nagu laskmata karu nahka jagada, enne kui sind on valitud, eks ole, enne kui sa ei ole nagu tööle asunud. Aga jah, sellest on nagu natukene kahju, aga me eeldada võime, eks ole, et ikkagi kui sa vaatad nüüd ka, eks ole, et lisaks talle siis veel ka Soomest Ari Lahti ja armeenlane Armen Melikpekjan valiti, et selgelt nagu see kolmik võiks seista nagu seal täitevkomitees ka natukene nende nii-öelda väiksemate riikide eest, eks ole. Et see võiks ju nagu olla, ongi nagu hästi veider, et tegelikult me peaks nagu selles mõttes käte peal käima, et eestlane sellise, ärme nüüd unustame ka FIFA mõjuvõimu, eks ole, see on ainult Rockiga võrreldav. UEFA mõjuvõimu, eks ole, UEFA, FIFA, Rock, paneme need, eks ole, need kolm nagu sinna, need on nagu selgelt maailma suurimad, et ja meil ei, mõjuvõimu mõttes just, ja meil ei ole ju kuskil mujal nagu inimesi niimoodi olnud, et see tavaline oleks. Me peaks tegelikult olema üliõnnelikud, aga reaktsioon pigem, mulle tundub avalikkuses on vastupidine isegi nagu natuke. Vastupidine on lihtsalt Pohlaku isik on väga polariseeriv olnud, eks ju, on mingid inimesed, kes on kaevikus seal ühel pool. Mõni tuleb joonistab seina peal, eks ole, kuuldavasti siin ja vist... Samas jällegi ei olnud täpsustatud, kas mõeldi Aivarit või Bellet. Aga et siin kuuldavasti värskelt enne salvestust info, nagu mis mulle tuli, oli see, et see, mis nagu avalikkuse ette jõudis, et siin tegelikult kuskil varjatumata seinte peal on veel väga palju rohkem seda. Et siin on kõvasti nagu, oleme nagu naljaks, see on nõme muidugi, et siis tule plakatiga, seisa siin liidu ees, kui sa protesteerida tahad, või Flora kontori ees, kui sa tahad teise Pohlaku vastu protesteerida. Aga et nagu see vandaalitsemine... Või poliitik Pohlak on ka ju. Jah. Et see vandaalitsemine, see on nagu natuke loll, et aga ütleme, sõnum vist oli selge ikkagi, mida öelda tahetakse, et üsna ühemõtteline. Et kahju on sellest lihtsalt, et see nagu kuidagi sellise varjundiga praegu on see asi, et me peaks pigem nagu rõõmsad olema ja rahul, et on võimalik kaasa rääkida nendes asjades, et eks me oleme ise ka vahel, ütleme selle ECA ja kõige selle üle nagu veidikene ironiseerinud teinekord, aga teistpidi, kui need organisatsioonid nagu on olemas ja toimivad, siis on hea, kui seal on Eesti inimesed asja juures, eks ole, et see ei kõrvale sellest, mida otsustatakse, mida arutatakse. Me kahjuks vaevalt saab tulla. Jah, ma ei näe, kuidas see halb saaks olla. No, suures pilis ma jooksin korraga härra Pohlakuga kokku siin ühe mängu ajal ja küsisin lihtsalt sellised praktilisi küsimusi. 6 ma küsisin, et mitu korda aastas koos käivad? 4-6 vist. 6 korda, ehk siis iga 2 tuuga tahand, ehk siis suures pildis praegu ametis olev president on ju seal UEFA kontoris või kontori poole peal juba nagu nii mingit tööd teinud, ehk siis see suures pildis see asi ju jääb samaks, lihtsalt nüüd on vaja 6 aastas mõned korrad käia ka kuskil sellel suurel koosolekul, kus siis jõuab see otsustamise faas kätte, ehk siis ega seal nii-öelda igapäevases töökorralduses või töös ilmselt see ei ole see kontoritööd, sa 5 päeva nädalas käid seal Šveitsis kohal autoga edasi-tagasi midagi. Vaja on siis suheldakse ikka, eks ole. Nojah, ja ilmselt seda tehti ka varem. Või seda on tehtud senimaani kogu aeg. Ja ta ütles ka, et ta on seal komisjonides ju nii olnud tegev, et ta eeldab, et see väga suurt nagu töökoormuse kasvu seda nagu kaasa ei toogi tegelikult. Aga ütleme ikkagi mingid otsused tehakse mingi väikse ringi laua taga, eks ole, kui sa seal laua taga istud ja saad sõna sekka öelda, siis see on jäänud kasuks. Ei muidugi. Lihtsalt teine küsimus võib-olla on, kui palju see mõjutab nagu seda kodust võimuvõitlust, eks ju, Rannar Klaavani ja Aivar Pohlaku vahel. Pohlak ise arvas ühes intervjuus ütles ju välja, et tema arvates Klaavani niigi keeruline seis läks veel keerulisemaks. Kõik väljaütlemised on tegelikult osa valimiskampaaniast. Ei, muidugi, aga lihtsalt mõtlengi, et kas see reaalselt mõjutab või mitte, sest idee poolest ju võiks ju mõelda, et kui keegi on seal 2 vahel või on seal nagu ei ole veel, ütleme, kandu sinna väga sügavale sisse pannud seal kuskil köieveos, eks ju. Et siis nagu, et meil on UEFA-s inimene, et me teame, et kui Klaavan saab presidendiks, tal on võimalus Pohlak tagasi kutsuda, mida oleks veider seda mitte teha. Mida tegelikult nagu alati tehakse, sest see, rõhutame siis, et see koht, kes ei tea teist, et see on nagu, see mandaat on isiklik, eks ole, mitte siis Eesti alaliidu. Isiklik ja tingimusega, et see inimene peab olema kas president või asepresident oma jalgpalliliidus, eks. Just, aga tekiks see skisofreeniline olukord, et inimene, kes oma alaliitu ei juhi, just kui on kõrgemal kohal. See on jabur, eks ole, kui ta seal jätkaks. Et selle tõttu on alati nagu siis sellisel tagasi kutsutud.
aga ma ei ole kindel, kas see nagu hirm palju mõjutab, mul on ka nagu tunne, et nagu see, kas see nagu reaalselt mingisugust Eesti klubi, kes võib-olla pigem vaatab seda, et valib selle järgi, mis on talle hea. Just. Endiselt, see on nagu nii suur mäng, see UEFA võib puudutada Eesti kõrgliigas, Eesti kõrgliiga meeskondasid ja mitte siit ka kõik ilmselt. Et ma ei tea, Võrus, Jõhvis, Kärdla meeskonnad, mis seal UEFA-s toimub? Kuule, me näeme ju seda praegu, et selle Eesti Jalgpalliliidu presidendi valimiste puhul, jah, sa võid siin rääkida, eks ole, sellest kaasamisest, avatusest, kõigest sellest. Reaalsus on see, et Õhtuleht tegi siin pika küsitluse näiteks, on teisedki, oleme meie uurinud, eks ole, siin Vene klubidelt ja teistelt ka, kõik, kellega sa räägid, ikkagi nagu joonistub see välja ja mida kaugemale sa Tallinnast lähed, seda rohkem on nagu see aus küsimus, eks ole, et aga mis meie jaoks muutub? Mis meie jaoks, mida me saame, mis paremaks läheb, ehk kõik vaatavad nagu oma asju. See on tegelikult nagu selles suhtes ju õige, et sa pead, kui sa käid nagu Riigikogu valimistel valmis, sa mõtled ka ju, okei, sa mõtled võib-olla, et mis on riigile parem, aga sa mõtled ka seda, mis on sinule ju parem. Kui ma Vändras näiteks pean kauplust, siis ma püüan mõelda, kuidas seal Vändras ellu jääda, ma ei mõtle selle peale, et kuidas Eesti kaubanduspoliitikat ehitada ja mis on parem avatus. Kõiki Euroopa Liidu direktiive et kas parem on nagu seal see avatus või et kas seal on meil ministeeriumist keegi on kuskil Euroopa Komisjonis või mitte, eks ole. See on see legendaarne. See on loogiline, see on jalgpalliklubi puhul on sama asi, eks ole. See on legendaarne, nagu nüüd valimiste puhul ikka ju, et kumab ju alati läbi see, et tee seal pealinnas ja teil seal Toompeal, et tulge vaadake siin, mis päriselt toimub, mis päris mured on ja tegelikult saab selle ju samamoodi võrdsustada jalgpalliklubidena. Mis nii ongi selles suhtes, et tõesti siin pealinnas tekibki vahel see tunne, et aga miks te ei tee nii, miks te ei tee naa, siis see on nagu juba see klassika, et umbes, et aga teil ei ole leiba, aga sööge siis torti. Et see nii ei jõua kuskile, eks ole. Et sellega, minu meelest sellega natukene võib-olla isegi siin mingil määral on nagu veidi puusse pandud, et rõhutud liiga palju sellele mingitele sellistele väärtustele, asjadele, et reaalsus, kus ideaalis jah, on see, et me hoiame väärtusi au sees ja vaatame seda ja teist ja kolmandat, aga reaalsus on see, et Vändra on suvaline näide, eks ole, aga täpselt Vändras või Suure-Jaanis seal on see, et kas mul on võimalik nagu treeneritele palka maksta ja grupid kokku saada, eks ole. See küsimus jääb ikka, et ega selles mõttes, et või mitte ei jää, aga Aivar ju ei lähe, kui tema oma valimiskampaaniat teeb, mida ta nüüd juttude põhjal on kuulda, et ka ikkagi ta ise ei taha seda kampaaniaks nimetada, aga kampaania, see ikka suhteliselt. Nimetame asju nii, nagu nad on, kampaania ikka, valimisvõitlus käib. Et kui sa lähed sinna Järva-Jaani siis Järve-Jaani vend ütleb sulle, et mul on palle vaja, siis see Aivaril see UEFA juhatuse koht see väga ei maksa seal. Et ma orgunnin seal ära, et see ei ole ju teema. Samas võib-olla just, et toob seal lauale, et 10 000 palli saame Eestisse. Number 3 palli oleks vaja kindlasti, number 4 palli oleks vaja, number 5 palli. Aga ma seal selle, vaatasin, Vatske, ta on kõva vend, ma selle käest küsin. Ei et UEFA seeb see eralduse muidu riikidele. Muidu oleks toonud 2 kotti, aga nüüd saad 7. Et okei, me siin ka lõõbime, naerame, et küll on palle vaja ja küll on väljakuid vaja ja küll on puuri vaja, see puur siis, kes ei tea, siis on see väike, ma ei tea, kuidas see... miniväljak. Miniväljak, jah. Aga puuriks nimetatud. Jah, puurid. Ma ei tea, kõige nagu siuksed põhilisemad asjad, mida jalgpalli mängimiseks vaja on, et tegelikult sellised mured on väga paljudel Eesti väikeklubidel, et me võime naerda siin pallid, aga need pallid, mine vaata, palju see 1 pall maksab tegelikkuses. Ja siiamaani imestan, et kui me seal Tamme staadion, me tegime trenni, meil oli, ma olen rääkinud seda, Kibuvitsa põõdas oli seal vanas Tamme staadioni ühe külje ääres oli see Kibuvitsa põõsas. Kibuvitsal teatavasti on mingid sellised okkad. See on terav on see. Et see läks, ei möödunud vist päeva, kui see pall katki ei läinud. Et sellised reaalsed igapäevased mured ongi, millele need klubid soovivad lahendust tegelikkuses. Valimisvõistlusest rääkides veel, Klaavan tuli ka ju siin päev enne seda täitevkomitee või seda UEFA kongressi siis ütleme. Tuli välja ju oma toetajate nimekirjaga, ehk siis esialgu oli seal 19 nime, kiirelt selgus, et Tallinna Zeniit, kes oli ka sinna nimetatud, ei olegi hääleõiguslik, nagu ilmselt arvas Zeniit ise ja nagu arvas Klaavani Leer.
nagu arvas Seniit ise ütlema selle põhjal, et meil oli endal ju Sokkernetis oli Toomas Wilsoniga intervjuu siin just hiljuti, kus oli ka, kus räägid sellest, et kelle poolt hääletate, aga noh, kellelgi ei olnud nagu justkui ei tulnud selle pealegi, et kontrollida üles, et kas nad tegelikult nagu on jalgpalliliidu liikmed ka, on ju. Mis on ka mõnevõrra totter olema ausalt, eks ole, aga noh, hea küll. Et see meil nii on, mitte nagu nendel. Ma ei saa nagu näpuga näidata, et näe, ahaa, et teie ei tulnud selle peale, sest me ise ka ei tulnud. Ja, ei no ma ütlen, aga see ongi totter nagu, et noh, klubi, kes nagu mängib, aga neid klubisid on ju tegelikult palju, kes ei ole üksik erand, eks ole, vaid neid on palju ja siis samal ajal meil, eks ole, iga kord enne valimisi, iga 4 aasta tagant on see teema üleval, et meil on seal mingid surnud hinged, eks ole, kus on, et meie klubi tegeleb rohkem piljardiga ja nii edasi. Aga meil on ka küsimus üleval, et kuidas siis sinna liikmeks saada. Ma saan aru, et sinna tuleb teha avaldus, avaldada soovi ja siis üldkogul üldkogul võetakse vastu, mitte lihtsalt avaldada soovi, vaid seal on ka kas 1 miinimumpolga või 2 miinimumpolga suurune summa, mis sa pead maksma selle jaoks. Et see ei ole päris tasuta asi, et sa ei saa endale teha mingit 100 keha ja siis loota, et kõik need vastu võetakse. Jah, aga üldkogu toimub meil ju korra aastas. Ja seal väidetult mulle linna pealt on tulnud mingit infot, et seal mingid klubid on avaldanud soovi nagu liikmeks saada, aga on järjekorras juba või on ootir, ma ei tea, kus nad siis on, juba pikemat aega. Okay. No ma arvan, et seal võib-olla ei ole kõik tingimused täidetud vaevalt, et need lihtsalt on. Kui seda nimekirja vaadata. Eelmine suvi tegid avalduse pärast üldkogu näiteks, või noh, ütleme, eelmine üldkogu oli, kas oli kevadel oligi, eks ju, see oli varem. No siis saadki tegelikult üle aasta juba ootad selleks, et saada järgmisel üldkogul vastu võetud. Et praegu peaks ju ka olema neid, kes võetakse nüüd vastu, aga hääletada nad veel ei saa. Kui üldkogul päevakorra esimene punkt oleks uute liikmete vastuvõtt, siis nad ju saaksid, kui sa paned päevakorras. Seda ma kunagi küsisin ja see on ikkagi niimoodi, et sa muidu olekski see olukord, et sa saaks endal teha järgmiseks hääletuseks mingisugused kehasid siis teed seda vehklemisliitu, eks ole, kui sa alati uued klubid ilmuvad välja. Ehk siis üldkogu päevakorra esimene punkt ilmselt on presidendi valimine või mingi sõnavõtud ja siis on presidendi valimine ja siis uute liikmete vastuvõtt. See agenda seal ju avalikustati ka, me ei mäleta, mis seal täpne järjekord oli, aga igatahes point on selles, et jah, et sa selleks, et hääletada presidendi valimistel, sa pead olema eelmisel üldkogul vähemalt vastu võetud. See, et seal praegu on, eks ole, mingisuguseid naljaklubisid seal nimekirjas, see vist peaks olema mingi igant sellest ajast, kui kunagi võeti need vastu. Vastu võetud, neid pole välja visatud, välja heidetud, neid pole likvideeritud, eks ju. Mingi Swedbanki jalgpalli... Null treenerit, null arastajat, Mul lemmik on ikkagi see, mis see oli see Eesti mingite veteranide jalgpalliklubi või mis see siis, et mul tekkis kohe ikkagi see küsimus, et kas Harald Nugiseks ja kõik see seltskond. Aga jah, et sealt liikmeskonnast välja astuda, siis pead omamoodi ilmselt tegema mingi avalduse, et ma ei soovi selle enam olla. Või siis üldkogu peab hääletama ilmselt sind välja. Praegu on ju osadel on see, et need kolm vist, mis välja arvatakse, nüüd on põhimõtteliselt see, et nad on kustutamisel juba. Likvideerimisel, et see on variant. Aga ütleme ausalt, et ega see, et niimoodi meil on seal ikkagi kuulus suhtekorraldusbüroo ja kõik nagu ja 19 ei ole 190, et üks lipses sisse nagu, et sa peaks nagu ise ka üle kontrollima selle, et kas need, kes muidu ma võin ka minna öelda, et vaata, ma kandideerin presidendi valimistel, et mul 5 miljonit inimest on nõus minu poolt häält andma, eks ole, et oota, aga palju meil Eestis nagu hääleõigused kodanik on. See on nagu selles suhtes tõesti kentsakas eksimus, et see paneb ju tegelikult kahtluse alla ka nagu selle, mis Klaavan ütles, et meil on üle 40 klubi, kes mind toetavad. Võib-olla need 40 klubi, kes teda toetavad ka, seal on ka võib-olla see sama jõgev hulls, need on meie taga kindlalt. Ja paratamatult tobeneb välja see, et sa ütled, et mind toetab 40 klubi ja siis avaldad üle 40 klubi ja siis avaldad nimekirja, kus on siis 18. Ei, see on puhas taktikaline lüke ju. Ei, ma saan aru. See on puhas taktikaline lüke. Kas üks või teine ütle siis, et mul on üle 40 toetaja ja piirdu sellega, minu soovitus. Ma ei tea, minu loogika ütleb, võib-olla ma ei jaga midagi sellest maailmast, võib-olla oli nii mõistlikum kuidagi, aga... Need 18 olid need, kes ju toetsid nii-öelda seda kandidatuuri, et ta saaks kandidatuuri esitada. Need ta pidi ilmselt avaldama. Ja siis seal oli avaldama. Kas sa pead avaldama või sa võid? Ei, ma küsingi. Ma ei arva, et sa pead avaldama, kes nõuab, nagu sa pead esitama liitu, eks ole, viima nii-öelda avalduse seal peab. Ma ei tea, kas kuidas sa tõestad, et mul on 20 või liidul ikka pead tõestama. Sa esitad nagu avalduse, eks ole, kus need klubid on kirjas, aga kas sa pead selle siis nagu avalikkuse ette tooma? Ühesõnaga, ma ei tea, mulle isiklikult kõrvalt vaadates nagu see, kui sul on samas uudises on koos nagu need kaks asja, siis see kuidagi tekitas mingi see sama 19.90, seal oli ju Viimsi JKL ka nii esialgses kui parandatud pressiteates oli näiteks valesti kirjutatud üldse, lihtsalt nagu vaata see asi üle. Väiksed asjad, ei jätnud nagu selles suhtes liiga head muljet, aga see... Kui mina oleks kandidaat, siis ma teeksin antud küsimuse, ma lahendaksin sama taktikaga, et ma
esialgu avaldaksin ilmselgelt minu selja taga olevate klubide nimed ja ülejäänud jätaks saladuseks. No jällegi meil ei ole kindlat infot, et need kõik klubid on tegelikult ka Klaavani nii-öelda poolt ju hääletajad, need on need, kes toetavad ta kandidatuuri. Vastupidiselt ei ole samamoodi seda kindlust. Seal võivad praegu seal nendel kohtumistel võib sa igasugust jura ajada, mis sa tahad. Teoorias need 18 seal nimekirjas võivad ka viimasel hetkel ümber otsustada. See õigus on neil olemas. See ei tähenda, et need on kindlalt tema poolt hääletajad. Rääkimata neist ülejäänutest, eks. Sisust ka, kas üllatuse nimekirjas pigem vist võrdlemisi vähe, seal oli päris mitmed klubid olid, eks ju, kes olid seal justkui nagu mitme kehaga või kes olid omavahel seotud, ma ei tea, Santos ja Velko ja sellised asjad, Nõmme Kalju oli võib-olla üks klubi, mis hakkas silma nii-öelda, kes kuna Tehva ju varasemalt oli osanud üsna hästi seal selles küsimus justkui seal laia peal istud, et ei panna kui jalga kumbagi vette, aga aga jällegi seda võib võtta ka, eks ole, niimoodi, et ma annan talle hääle selleks, et ta saaks kandideerida, et meil oleks 2 kandidaati ja see ei kohusta millekski. Muidugi ei kohusta, lihtsalt mõtlengi, et kas oli veel mõni klubi, mis hakkas silma ootamatult või üllatusena, pigem vist ei olnud. Te peate lävepaku küsitluse tegema seal. Ei no selles suhtes, et see Õhtulehe lugu, mida sa enne ka ju mainisid, see oli ju väga nagu põhjalik hästi, et lugu... Kuidas seal need numbrid jagunesid lõpuks? Ma ei ole seda läbi lugenud seda. No seal oligi umbes niimoodi, et ega peab lahti võtma selle uuesti. Pohlakul minust oli, kes olid kindlalt Pohlaku poolt või kes olid Pohlaku enda asjad, need olid vist natuke üle 30. 31. Ja Klaavanil oli siis 2 nii-öelda nagu oma liiget, mis on loogiline. Siis Klaavanil 16 + 1. 42 pole otsustanud, 6 ei öelnud, 4 ei vastanud, 1 ei hääleta ja 3 on siis likvideerimisel. Ai no see ju tõotab, siis tõotab ju päris aga selles suhtes, et ma vaatasin ka seda nimekirja üle just, seal olid mõned klubid, eks ju, kes siis selle Õhtulehe looga võrreldes siis justkui läksid sinna Klaavani leeri, aga jällegi me ei tea, kas need päriselt on seal leeris või lihtsalt esitasid toetuse hääle kandideerimiseks. Seda üle 40 kokku saada, mida Klaavan justkui ütles. Ma ei tea, mul on kahtlen tunne, et see pigem äkki on bluff. Sest ma vaatasin, kes ei ole otsustanud, see oli päris palju vene klubisid, isegi kui kõik, ütleme, Eesti klubid oleks seal Klaavani selja taga, kes seal on. Mitte see ei tähenda nüüd seda, et ükski vene klubi ei või olla Klaavani selja taga. Aga pigem nii meie loost kui sealt Õhtulehe loost kui sa vaatad nende hoiakut, siis ütleme vene klubidel tendents on selge. Tendents on selge ja ütleme, nende lähenemine on nagu selgelt see, et juht peab olema kogenud, ikkagi selline juht, siuke kindla käega. Õige või vale. Patriarhaadi tüüpi. Jaa, just, et õige või vale, eks ole, võime argumenteerida, arutleda, aga see on see reaalsus, kus sa tegutsed, eks ole. Kui me lööme nagu kokku 42 pole otsustanud ja siis ütleme 10, ei öelnud. 52, 16, pead siis nagu vähemalt 24 sealt 52 saama nagu enda selja taha. See üle 40, see tundub nagu üsna küsitav. Üsna küsitav tundub, jah, ütleme. Et see kindlasti võib olla, nagu kui sa loed muidugi need, kes ütlesid, et vaatame, et ei kindlat, ei, sulle ei ütle. Kohtusid ja tore, et kandideerid, väga hea, et kandideerid, eks ole. Väga hea, tekib diskussioon ja et ei ole üks mees ainult, siis kui sa selle loed nagu sõnaks, et ollakse minuga nõus ja ei, väga õiged mõtted kõik. Siis jah, võib-olla. Aga paratamatult praegu, eks ole, see mulje nagu jääb nendest. Need on kõik sellised valimiskampaania mängud, mida ei saa nagu ette heita, et selliseid võtteid kasutatakse mõlemalt poolt, et mõjutamine käib nii vastase mõjutamine, kui käib ka nende otsustajate, ehk siis klubide mõjutamine ja see on täitsa nagu see on ju paratamatu, et kui sa ütled umbes, et mul on siin 10 toetajat, siis see 11 mõtleb ka, et mis ma siin hakkan. Miks ma oma hääle raiskan sinna. Et paneme siis ka, läheme nii edasi nagu on ja kõik, aga kui ma nagu kuulan seda natuke, kuulen nagu neid taustajutte ka, et kuidas käiakse klubides rääkimas, siis eks see mingil määral on paratamatu, et ametis oleval juhil on alati nagu lihtsam öelda, et vaat ma olen teinud seda. Ja sul on parem ülevaade ka kõigest just paratamatult, suur pilt on paremini koos. Kui sa oled nii kaua nagu olnud, eks ole, siis sa tead tõesti stiilis tuubli mängija vanaema nimeni välja, eks ole, et kes on kes ja mis on mis, kuidas mingid protsesside loogikad toimivad, kui asjaomastelt isikutelt endalt laenata lemmikväljendeid. Aga nagu, ütleme, natukene on nagu see, mulle tundub, et Klaavan oleks
ja see ei ole nagu isegi Klaavani isikuga niivõrd seotud, vaid lihtsalt, et ta nagu oleks, see praegu oleks nagu selline vundamendi valamine, ütleme nagu järgmisteks valimisteks, sest hästi palju kuuled nagu seda, et jaa, ta käis, me rääkisime, väga huvitav oli kõik, ta küsis, kuidas läheb. Ta küsis, kuidas läheb ja ta kuulas väga huviga kõik ära ja see on väga tore, sest umbes, et noh, niimoodi pole meie juures ammu käidud, just need samad vändrad ja kõik sellised, eks ole. Aga siis saad nagu aru, et tagasisidest on nagu kuulda, et ega sellised konkreetseid nagu lahendusi, et nüüd teeme nii, et neid nagu väga palju ei tule, mis on jälle hästi loomulik, sest ongi see, et kui me nüüd mõtleme, millal Klaavan nagu asus tõsiselt sellega tegelema, millal ta avalikustas selle, et ta kandideerib, sa ei jõuagi tervet Eestit läbi käia. Ei jõua käia ja see info-hulk, mis on... See pool aastat kõik ei jõua. Ei, see info-hulk, mis sul on teadmised, mis sul sellega... See taust ja kogu selle... Sa jõuad füüsiliselt läbi käia, aga sa ei jõua nagu seda kõike panna endale info kogumine ja see just on. Käia niimoodi, eks ole, et käin ära, kuulan, ütlen, saame 2 kuu pärast uuesti kokku, nagu tegelikult võiks olla. Et selle pealt nagu praegu minna mingi sellise konkreetse programmiga, mida me ju tegelikult oleme ausad, siiamaani pole saanud, et me ei tea näiteks selle, oli see jaanuaris, eks ole, see Rajahallis, see avaüritus nii-öelda, eks ole, kus olid need X-id. See oli 1,0 või 1.0 oli see... 1.0, eks ole, aga me ei ole siiamaani, eks ole, neid nagu näinud, kuulnud, jah, ma saan aru, et nüüd, kui on selge, millal see üldkogu toimub, et siis sa üritad nagu ajastada rohkem sinnapoole, et see oleks värske ja kõik, aga et mingeid asju saaks nagu võib-olla tilgutada, eks ole, või konkreetsemalt rääkida. Et positiivne, väga positiivne on see, et igasugused valimised ühe kandidaadiga on alati jama. Igasugused sellised kinnitame ametisse asjad. Et see on tekitanud arutelu, see on pannud ka Pohlaku tegutsema ilmselgelt natuke rohkem. Ainult positiivne. Aga et nüüd küsimus ongi see, et kas need muudatused nii kiirelt toimuvad, eriti kui me räägime tõesti, et reaalsus on see, kus väga paljude klubide jaoks esmatähtis, mis peegeldab omakorda tegelikult ka seda, et võib-olla siis nagu praegune süsteem võiks ka toimida mingites asjades natukene paremini, et esmatähtis on see, et kuidas mul endal läheb, kas mul on see pallikott või mul ei ole, eks ole, piltlikult öeldes, või isegi mitte nii väga piltlikult öeldes. Et siis ütleme selle pealt nüüd nagu liikuda sinna, et me hakkame nüüd looma nagu mingit uut sellist juhtimiskultuuri nagu nii-öelda väärtusruumi põhiselt, kusjuures praegune president kindlasti selle peale ütleb, et aga ma juhin ka väärtusruumi põhiselt, eks ole. Enda nägemuse järgi. Jah, vägagi. Vägagi, eks ole, et enda nägemuse järgi lihtsalt. Et siis võib-olla peabki seda võtma nagu praegu nii, et see on selline, ütleme, esimene samm nagu pikema muutuse teel. Et õudselt tahaks seda, mida on ka välja toodud palju, et kes on varem siin kandideerinud, ei ole saanud ja siis on nagu taandunud täiesti. Et seda ei juhtuks. Et ma ei räägi praegu isegi Klaavani isikust, vaid ma räägin, ütleme, ma ei tea, kes siin kõige häälekamad on just Paide, Velko, eks ole, Viimsi. Et nii-öelda seda oma trummi edasi löödaks, lööksid nemad ka. Kusjuures ma olen ise ka mõelnud selle peale, et see just kui tundub, et see õige hetk võiks olla see nii-öelda järgmine olümpia siis kui sportlaste keelde panna, et see on nagu see esimene kogemus. Kogemusi omandamas, eks ole. Ja siis tuleb see tulemuse siis teisele tulemust tegema nagu. Aga kindel on see või kindel see, et Aivar Pohlak on ju, ta on välja öelnud sellised väga enesekindlaid lauseid ja et pole vastast ja kõik on kindel, et kõik on bluff, aga juba see on märk, vaata, kus ta mainis seda, et miks üldkogu nii hiliseks pandi, et ta saaks keskenduda selle UEFA asjale, et see on ikkagi märk sellest, et ta mingisugust tähelepanu sinna on ikkagi juba on pöörama. Kas ta ei ole seda niimoodi öelnud ju kordagi? Ma ikkagi sain aru, et see üldkogu hilisemaks panemine... Ei, mina lugesin, kuskil intervjuus ta ütles selle ju välja. Et need... üldkogu ametlik selgitus on nagu ikkagi see, et üldkogu hilisemaks panemine on see, et saaks need eelarve asjad kinnitatud ja ma sain aru, et see oli mina lugesin mingist intervjuust, kus ta andis ega selle taolise vastuse. Mina just sain aru, et küsiti, et kas see on sellepärast, et ta minu meelest ütles nagu, et ei ole. Selles suhtes, et... Ega seda ole ka halba idee, ütleme nagu. Selles suhtes küll, et sa saad 2 nii-öelda kampaaniat eraldi ära teha, aga mulle lihtsalt tundub, et selles mõttes oleks ju Pohlakul olnud pigem isegi kasulikum see üldkogu võimalikult vara ära teha, et Klaavan ei jõuagi oma seda momentumit, seda lumepalli piisavalt suureks teha ja ongi mina lugesin küll, mul on küll ajus hoopis meeles, et kuskilt seda küsiti ja see oli üks tema vastuseid, võin eksida, aga kuskil need intervjuusid tuli muidugi palju siin, aga
jah, noh, kahel rindel korraga nagu möllata, ega ta ei ole ka ju lihtne, aga noh, siin noh, selle üldkogu korraldamisega on ju ka igasuguseid teooriaid läbi käinud, et kuidas oleks võinud teha ja kuidas saaks teha, et endiselt 23 juuni ju Saaremaa 23 juuni Saaremaal oleks ju olnud väga taktikaliselt väga nutikas lüke. No 3 kuud ette on vist praamipiletid ikka veel saada. 23. juuniks ma ei ole nii kindel. Ma ei ole ka kindel. Ei ole kunagi. Lennupiletid ka mitte. Saaremaal jaanitult pidamas. Aga... Selle aega ei jõua silda ka ehitada. Mingid erapaadid asjad tuleb ka kuskile luku taha panna. Noh, see selleks... Kunagi vist tehti ju niimoodi? Või on see mingi linna legend? Noh, kuule, kui siin koondise mängude järel saab mingi viimase praami väljumise helisemaks tõsta asi seal jaanipäeva ajal, siis ei ole üks liigutab. Ei, ma mõtlen, et seal tõsteti kuskile paarkümmend aastat tagasi, kui siin, kas siis oli Kannik või kes seal oli seal vastu. Või on see linna legend, et tõsteti üks üldkogu kuskile pühapäeva hommikusse Saaremaale. Aga ma võin ka liiga teha kellelegi. Pohlakuga seoses selle samal, kas oli kolmapäev või neljapäev oli see üldkogu, või noh, mitte üldkogu, vaid neljapäev. UEFA kongressi aeg siis on ju. Seal oli tegelikult üks teema veel, mis samal, noh, ilmselt mitte juhuslikult täpselt samal ajal, eks ju, kerkis, eks siis Ekspressi lugu kohtunikest. Täiesti juhuslik kajastus. Ma mõtlen, ühest küljest justkui oli see nii-öelda äikese varastamine siis, aga samas mulle tundus, et sellega võib-olla pandi nagu teistpidi puusse, et võib-olla see asi nagu justkui jäi nagu alla isegi selle üldkogu kongressi teemale. Oota jälle, kelle jaoks, et me vaatame nagu, eks ole, siit nagu jalgpalli poolt, et noh, tavainimesele võis see mingi üldkogusse valimine, noh, olla süke mingi nupp, aga et see oli nagu jälle näeb Pohlak jälle midagi skeemitas. See võis nagu seal ikkagi maksusele pääseda jälle. Tavainimene vaatab nii seda. Ühesõnaga lühikokkuvõte siis see, et Juri Fischer, kes on ju meil olnud siin FIFA kohtunik aastaid ja Premier League'as siiamaani tegev siis ainult videokohtunikuna, sellest aastast alates ta enam mänge ei vilista. Kuigi tahaks. No selles suhtes, et tal oli see võimalus olemas vilistada, aga lihtsalt ta eelmisel aastal mingil hetkel sai aru, et talle suuri mänge ei anta enam Premier League'as, kuigi ta oli endiselt ju rahvusvahelise taseme kohtunikuni eelmise aasta lõpuni. Ja mingil hetkel siis, kas oli, et Hannes Kaasik soovitas talle rääkida Aivar Pohlakuga sellest, Fischer reisis Pohlakule ja Pohlak siis rääkis... Ei no see juba on rabas su jutt, juba on rabas. No, juba see, mitte selles mõttes rabas, et sa räägid valesti, aga noh, see, mis sina lihtsalt edastad neid sõnu, mida sulle öeldi või mida sa lugesid, aga see on juba rabas jutt. Kohtunike juht ütleb kohtunikult helist nüüd alaliidu presidendile ja räägi. Ma ei tea, kas seal on lihtsalt see, et Hannes Kaasikul endal ei olnud siis piisavalt mingit julgust või sellist nii-öelda konkreetsust, et öelda Juri Fischerile, et nüüd me oleme ise teinud selle otsuse niimoodi ja ta üritas seda nii-öelda siis kellegi teise kaudu või teise kaela ajada või siis seal ongi asjad niimoodi, et ikkagi Aivar Pohlaku mingisuguse mõjuvõimu kaudu... Sul on ikka must märkmik, kus on mingid nimed kirjas ja... nemad enam Levadia mänge ei vilista. See nüüd jälle, eks ole, selles mõttes kahe otsaga asi, et hästi lihtne on nagu öelda, et näed, et kohtunik, kes on teinud halbu vilesid, et ei saanud nüüd määramisi, mida ta oleks tahtnud ja nüüd on solvunud. Ongi kehv kohtunik. Selles suhtes me ei saa nagu seda varianti ka täiesti kõrvale jätta, sest paljud kohtunikud ongi, need on sellised isiksused, nad võib-olla ei ole kõige lihtsamad inimesed, kui ühel hetkel tulebki kätte see aeg, kus sa ise võib-olla arvad, et ma ütlen veel kord igaks juhuks, et mitte, et see Juri Fischeriga kindlasti oleks niimoodi olnud, ma ei tea seda. Lihtsalt vahel võib olla ju niimoodi, et kui sa oledki tippkohtunik olnud seal aastaid kõrges mängus olnud, sa ise võib-olla ei saa aru sellest, et sa siin võib-olla ei hinnata enam nii kõrgelt ja siis tuleb, justkui see kukkumine tuleb nagu suur šokk. Plus, ärme siin unustame seda, et meil on tulnud päris mitu noort kohtunikku peale. Juri Fischer, eks ole, nüüd Euroopast sealt Selle Ekspressi loos oli kusjuures, justkui, et ta ise oli taandunud või ise loobunud noorte kasuks. Ma ei tea, kumba pidi selle. Selle otsuse teeb ikkagi kohtunike komisjon. Just, et siis võib olla, et kui on kaks võrdset kohtunikku, ütleme, üks on 40+, teine on 26 näiteks, eks ole, siis sa paned selle 26-aastase, kui sa tunned, et ta veab välja, sest talle tuleb neid mänge anda, muidu ta ka ei arene, eks ole. See võib näiteks olla see taust. Ma ütlen, see on kõik täpselt spekulatiivne ja ma arvan, Juri Fischer on ise ka nõus, et vigu tuleb igal kohtunikul sisse, eks ole, et tal on ka neid tulnud, aga kui ma loen nagu seda, see nüüd jällegi, eks ole, tema
tsitaat sellest, mida talle öeldi, aga kui ma loen seda lauset, et kuskil sügavas alateadvuses oled selle Levadia poolt, sa ei saa sellest ise aru, aga nii on, siis siis on seal rabas, kuhu sa juba ka suunasid, mida see tähendab? Ühesõnaga, enne kui me üldse seda teemat hakkasime käsitlema, ma oleks pidanud ütlema ära, et kohtunik on väljakul, et teenindada mängu, teenindada neid mängijaid tegelikkuses, mitte millegi muu jaoks. Ja mina kui siis endine mängija, eks sul ikka tekivad mingisugused sümpaatiad, antisümpaatiad mingite kohtunike suhtes, aga kui sa nüüd rahulikult vaatad ja kui ma mõtlen tagasi, siis Juri Fischer oli üks sellistest kohtunikest vähemalt mõni aasta tagasi veel. Minu jaoks või meie jaoks, isegi ma võin öelda julgelt. Ma olin Levadia mängija sellel hetkel, aga ma olin ka Flora mängija, ma olin ka teiste klubide mängija, aga eelkõige Flora ja Levadia Eestis. Kui ma olin Floras ju, siis oli Fischer ju samamoodi tegevkohtunik. Oli, ta on ju kaua. Et Fischer kuulub sinna nende kohtunike hulka, kes kõlab nagu väga pealiskaudselt, aga hea kohtunik ja süda oli rahul, kui ta vilistas. Loomulikult ta sai vette vilet ka, kui ta nagu ikka jalgpallimängus on ju. Aga oli Kristo Toffer, oli Fischer ja nüüd ma räägin enda eest, oli või on Joonas Janovitš, kes nagu minu silme läbi on väga okeid kohtunikud ja ega nad nagu ilusate silmade eest sinna FIFAsse ka ei ole jõudnud. No just, et nemad on nagu eredalt meelde, et võib-olla selle, kes see uus noor Kaivoja või? Kaivoja ja Karl Koppel, keda sa mõtled? Et mul ei ole nii palju nendega kokkupuuteid olnud võib-olla, et aga Koppel on meil nüüd sellest hooajast. Ma võin siia ka panna lugeda ette teile need teises otsas olevad kohtunikud. No, oleks palunud küll, jah. Aga ma ei taha kellelegi liiga teha. Ei, see sinu arvamus. Ja seda enam kõlab kõik see nagu imelikult, et iseenesest hea kohtunik ja kui ta räägib, et niimoodi on temaga käitutud, siis minu arvates on siin mingisugune ebaõiglus või mingisugune ebaloogika sees. Kui me räägime loogikatest, siis räägime ka ebaloogikatest. Et meil on nagu kogu aeg on see mure, et meil on vähe kohtunikke, okei, nüüd on peale tulnud siin viimastel aastatel need samad Koppelid, Kaivojad, eks ole, Karolin Kaivoja samamoodi, eks ole, ka naiskohtunikke tuleb meil juurde, et minu meelest, Raul, sa tead seda kohtunike maailma paremini, aga mulle nagu kõrvalt tundub, et on nagu viimasel ajal nagu veidi paremaks läinud, et kuidagi vahepeal oli see põud ikka nagu väga selge, et vaatad, et oligi uute kohtunike peale tuleku. Uute kohtunike peale. Ei, praegu on üks asi näiteks, kui mina olin kohtunik, viimane hooaeg oli 2018 äkki, sel ajal natuke hakkas juba tulema, aga ütleme, kui ma alustasin kohtunikuna mingisugune 5-6 aastat enne seda, siis näiteks, üks asi lihtsalt, mis nagu minust on märgiline, mida välja tuua, naiskohtunikud tol hetkel oli totaalne haruldus. Need oli üksikuid. Ma arvan, et need oli ühe käe sõrmedel. Praegu on neid ikka nagu tuleb. Mõtlesid just näiteks, kas võib premium liigas, eks ole, et naiskohtunik joonel näiteks oli nagu väga haruldane. Praegu see on täiesti tavaline asi minu meelest. Nagu, ta ei ole nüüd ülilevinud, aga et see nagu või esiliigas, eks ole, meil nende Eesti tippliigades nagu. Ja nad on ju väga paljud on ikka väga noored veel, et neil on tohutult arenguruum ja nagu Karolin Kaivoja on näidanud, siis tegelikult nagu lage ei ole. Kui sa oled ise hea ja tahad tööd teha, eks ole, vaeva näha, et lagi puudub. MM-id, meistrite liigad, asjad, värgid, eks ole. Et samas jah, okei, Fischer on juba selgelt nagu selle karjäärikõvera lõpus olev kohtunik, kui vanust vaatad. Aga Eestis vilistada kõrgliiga mänge nagu sul ikkagi ütleme aastatega, mis sul tekib, on täpselt see, mida sa ka mainisid, mingisugune selline respekt mängijate hulgas, see peab sul nagu olema automaatselt väljakul astudes mingil määral. Sellisest kohtunikust nüüd nagu loobuda kuidagi nii kergekäeliselt või lükata ta kõrvale, tundub kõik. See kõik toimus justkui nagu väga järsku või väga nagu kiiresti on ju, et see ei näe hea välja kindlasti ja lõhnab imelikult. Ei näe, kui ma lugesin seda pikka artiklist, ma mõtlesin ise oma keskis ka, et kui ma olin mängija ja nüüd ka, kui ma nüüd kommenteerimas käin, siis okei, mul mingid siin südamelähedasemad klubid on, aga ma olen aastaid samamoodi enne mängu, kui ma jooksen selle peakohtunikuga kokku. Kas ma olin Flora mängija, Levadia mängija, ma jooksin siin foajees peakohtunikuga kokku. Ma seal tegin oma foomrolli, valmistasin mänguks ja ma ütlesin, et
vaata siis, et Vile täna on ikkagi paigas nagu, et meie poole vaata, noh. Kõik naeravad, kõik saavad aru, et huumor. Aga see ei olnud ju selle mingid muud asja sealt ju välja. See ei ole kohtuniku mõjutamine. See ei anna ju välja lugeda. See on Eesti, ma ise ju põrkatsin ka, eks ole, kuskil Selveris kokku kohtunikega ja nii edasi, eks ole, et ei ole ju mõtet nagu rääkida. Et vilista täna, siis vaata, et sa vilistad ikka õigesti. Kui sa ilmselt ütledki seal võib-olla ka, et pane siis normaalne Vile järgmine kord, eks ole, siis kohtunik naerab, eks ole, sina naerad, lähed laiali, kõik normaalne, eks ole. Ja muidugi rõhutame Pohlak ütleb, eks ole, Ekspressis seda, et tema on ka samamoodi koridori jutuajamiste käigus öelnud umbes ka võib-olla, et vaata, näed, seal oli see kehv Vile või see, eks ole, et see ei ole mingi mõjutamine, see ei ole mingi suunamine. Et ütleb ka, et kas ta on andnud suunise Frischert mitte kasutada, ütleb, et kindlasti mitte. Jaa, aga mine võta kinni, et need on sellised jälle, et üks ütleb ühte, teine ütleb teist, eks ole, aga kokkuvõttes nagu sa ütled, välja paistab ikka halb nagu. Ja kui ikkagi kuskil on nagu õhus umbes see, et on mingid siuksed, see käib ka natukene võib-olla nende samade valimiste ja kõige juurde, et jah, mingis mõttes see, kui nagu alaliidu presidendiga on võimalik suhelda nagu avatult talle helistada kogu aeg, eks ole, see ei ole need tingimata halb. Aga nende asjade lahus hoidmine peab nagu väga, väga peen teema ja mulle tundub, et seal kuidagi mingitest piiridest ikkagi piirid lähevad nagu hägus. Ma isegi nagu ei ütleks, et võib-olla, seal on kindlasti mingisugused piirid on selgelt ületatud. Nagu. Ja siin kindlasti, ma räägin üldisemalt, aga siin kindlasti on nad nagu ületatud. Ja kui sealt jääb isegi selline mulje kohtunikele, et Pohlak nagu, isegi kui ta tegelikult ei mõjuta seda kohtunike osakonda, isegi kui ta tegelikult kohtunike osakond, vaata, seal oli ka lause umbes, et Pohlak on andnud vahel sisendi kohtunike osakonnalt, näete umbes, et selline klubi arvab, et neile tehakse liiga. Kui kohtunike osakond ka vaatab, ilmselt on siis niimoodi ja hakkab niimoodi tegema. Isegi kui kohtunikud ise seda tunnetavad niimoodi, isegi kui see tegelikult ei ole, siis see on juba tegelikult väga suur probleem. Ja vaata, see on, tihti on küsitud ka ju siin Sokkerneti ajakirjanike kohta. Minult hästi palju küsivad, et kas nüüd sest Sokkerneti ma ei tea, omanik juhatuse liige, mis iganes üks on ju jalgpalliliit. Ja siis minult on hästi tihti küsitud, et kas siis jalgpalliliidu president nüüd noomis. Aga ma ei tea, nüüd saate teie vastata, et kas siis on kunagi üldse läbi ajaloo olnud selliseid asju, kus tuleb mingisugune kõne või kohtumine, nii ei tohi, nii ei saa kirjutada, nii on keelatud, peab tegema nii, ei ole ju. Aga see käib, aga kõnesid alaliidu presidendiga, kus ta selgitab midagi, mingid loogikaid. See on täpselt samasugune mõjutamine tegelikult. Muidugi ma ütlen nagu ma saan ainult enda eest rääkida, et seal on ajaga sa õpid nagu filtri vahele panema lihtsalt sinna, eks ole, et tore, väga hea, eks ole, ja oled teemast, vahel ongi niimoodi, et sa võib-olla lähtud mingisugusest asjast, mis tegelikult ei vasta tõele, mida ta parandab, või siis teine asi, mis mingisugune suund või mingisugune asi on, mis võib-olla ei ole ütleme, see on mingi nägemus, eks ole. Üks nägemus ja tema nägemus on teistmoodi ja ta selgitab seda. Aga kui ma kuulen kellegi nägemust... Aga see ei ole lihtsalt, see ei ole kunagi niimoodi, et nii ei tohi kirjutada, nii enam ei tee. Tänasel päeval see ei käi niimoodi, see ei ole 90-ndad. Ma olen siin väljaandes töötanud, 90-ndatesse ei pea minema selleks, ma olen siin väljaandes töötanud, mis ta nüüd sai 6 aastat äkki vist. Ja enne seda umbes sama kaua töötasin ühes teises väljaandes, kes teab. Et kuule, kaua sa mängisid ühes klubi? Ma mõtlesin, et 90-ndatesse minema ei pea, siis 6 aastat. Aga siis töötasin ühes teises väljaandes, mille logo peal on kõvasti sinist, eks ole, P-tähega võib alata väljaanne. Postimees! Postimees. Ja ütleme, et seal ikkagi on, praegu minu teada on väga palju parem, aga oli nagu aeg, kus oli ikka väga selgelt oli umbes see, et kuulge, ärme seda pealkirja paneme, sellepärast, et meil toetajale ei sobi, kusjuures pärast, kui üks näide vähemalt on olemas, otse toetajaga suheldes selgus, et toetajale ei olnud nagu üldse mingit probleemi ja tema ei olnud isegi kellegagi ühendust võtnud, tema ei olnud selle pealkirja vastu midagi. Aga keegi vaheülemus oli nii mures, et äkki ja siis 15 minuti jooksul saad mingisuguse täiesti suvalise asja puhul see oli küll kolleeg, aga sai kolm erinevat soovitust, kuidas peaks seda pealkirja muutma, et laske inimesel töötada rahulikult. Kõik 3 veidral kombel suutsid üksteisele vastu rääkida, ehk siis keda sa kuulad, kõik 3 tulevad inimesed, kes justkui on su ülemus. Ehk siis tegelikult sellist asja on väga paljudes kohtades ja selle pealt ma saan aru, miks inimestel tekib ka selline tunne, et kui ma ütlen midagi, et Pohlak tegi midagi valesti, siis põhimõtteliselt telefon heliseb laua peal kohe enne, kui saade üles läheb. Et
ei ole olnud sellist asja, aga täpselt see, eks ole, et kui sa räägid kellegagi, ütled, et kuule, vaata, ma vaatasin seda ja minu arust Seevent pani ikka täiesti puusse seal ja räägid hästi veenvalt, räägid sisendusjõuliselt, siis hakkab teine inimene ütlema, et no äkki siis panigi, et äkki mul ei midagi kahe silma vahel, et kuigi mulle tundus, et nagu hea vile oli antud juhul. Noh, suvaline näide, aga nii see käib tegelikult. Sisemuses on jaa, sisimas sa tunned tegelikult. Sa saad ise ka aru tegelikult. Postimehe juba mängu teid, siis ma selle Pohlaku Klaavani teemal näiteks, ma ei ole üldse kindel, et Postimehes oleks praeguse seisuga selle teema kajastamine nagu vabam kui meil kuidagi, et pigem mulle tundub selgelt, et on vastupidi. Jah, üldse ei välista, sest seal ka mängivad mingid isiklikud arvamused, eks ole, ja nii edasi. Aga kui sa oled juhtivas ametis, ajakirjaniku ma tean, väga paljusid inimesi jääb närvi, aga üks ameti eelis on see, et sa saad avaldada isiklikku arvamust. Selleks on podcastid, selleks on arvamuslood, kuhu läheb ajakirjaniku nimi tavaliselt, meil vähemalt läheb ette, siis on nimi, siis on koolon ja siis tuleb selle inimese arvamus. Sellega võib nõus olla, sellega ei pea nõus olema kindlasti, seda võib nimetada täielikuks lolluseks, aga et mõnel on nagu see, et muidu saab, mis see väljend on, et muidu saab arvamuse avaldamisest peksa, aga te saate raha veel. Kujutad see ette. Et on mingid ametid, kus sul sa ei saa öelda nii, et siin ees on minu nimi, koolon, ja siis, et see on ainult minu arvamus, kui sa oled näiteks alaliidu juht, sest see paratamatult mõjub laiemalt. Ja mida sa just ütlesid ka, et üks asi on see, et kuidas see tegelikult on, aga mingit asjade puhul tuleb arvestada ka seda, kuidas ta välja paistab. Ja see asi hea välja ei paista. Kahjuks. Haiseb. Võt nii, aga avaldav armust siis Premier League'iga osas ka, kus mängiti ära voor number 5 nädalavahetusel. Paide Tammeka esimene mäng 1-0 Paide Kunstmuru staadionil, Milan Televitši värav. Meeldis see, ütleme, sündmuste jada siis, et Karl-Kaiser Kiiderv, kes siis Alandi haiguse tõttu oli Tammeka väravasse, sai seal kas tal põlv oli verine, seoti seal kinni ja siis kinnastega, värava kinnastega ei saanud seal neid kedrasid üles, siis Televitš ise tuli ja aitas need kedrad üles ja nurgalöök pandi mängu ja lõi ära ka, et hästi tehtud. Jaa, ei kõik spordimehelik ja siis samas nagu selline sportlaslik käitumine, kõik koos. Head seal keegi mingi plakatiga pihta ei saanud, see on midagi põhiline. Arsu sai seal ikka väga kiireid liigutusi teha väravas. Tuul oli üldse päris korralik nagu selline faktor siin Premier League'i voorus, päris mitu mängu olid sellest tugevalt mõjutatud. See Paide Tammeka oligi vist kõige rohkem tegelikult. Seal plakatid lendasid. Seal plakatid lendasid ja seal ikka mingid kõrged pallid olid ikka konkreetselt õhku seisma ka. Tõesti väga raske oli mängida. Kiider oli see, kes ütles, et ühelt poolt nagu tsensorsid lendasid üle ja teiselt poolt jäid nagu õhku pidama. Ja see külgtuul oli seal ratturit tegema. Eriti keeruline, et seal ei ole seda ka, et esimesel poole ajal meil tagant ja teisel teil. Seal pidid võitlema. See küljetuul oli kunagi kõva film. Seal tuli sellega vaeva näha. Just, aga Paide on nagu joonel vaata omadega, et 1-0 ja ega ta mingi ilus võit ei olnud, aga kas see 5. voorus Paide Kunstmurul seal +2 kraadiga, +1 kraadiga, kas sa nagu peadki seal ilu peale mängima, võib-olla ei pea, et ütleme tehti ära see, mis näiteks Narvas tegemata jäi, eks. Mõned voorud taga. Ja Paide selgelt ka 5 vooru järel kõige parema kaitsemänguga olnud, kui sest fakte vaadata, eks ju, ainult 2 väravat sisse last ka 5 mänguga, teistel kõigil 4+, on ju, et no see on ainuke praegu lootustandev asi nagu kiir nagu tabelisse vaadates, et kui nad suudavad enam-vähem seda vahekorda hoida tegelikult, ütleme, Levadiaga näiteks, siis võib seal omavaheline mäng esimeses ringis on ees veel ju. Siis võib seal mänguks minna. Seal tuleb hammastega praegu kinni hoida, jah, et aga kui me mõtleme siin nüüd ju tegelikult kas või võtame eelmise hooaja või Paide. Nad ju lasid ikka kamaluga neid väravaid. Ja hooaja algus oli ju neil väga-väga kehv, no. Ma mõtlen, palju on eelmine... Kehv tähendabki seda, et nad lasid sisse ilmselt palju väravaid, ma eeldan. Ja. Aga nendes 8 esimese 5 väravat 5 mänguga oli. 5 mänguga 5. Kusjuures eelmine aasta nad olid ka 12 punkti 5 mängust, ei ole siin midagi hooaja algusse. Ei no jaa, aga sisse lastud väravate arv on, see on märk nagu positiivsusest tegelikkuses. Siis neil läks lappesse natukene sealt edasi. Ja Paidel on siin paar sellist just kui paveri peal natuke lihtsamat mängu välja tulemas, siin tuleb ju voor juba homme mängitakse kolmapäeval, siis Paide mängib Vaprusega kodus ja siis nädalavahetusel Harjuga võõrsil, ehk siis seal
2-0 mängu veel ei oleks selline üllatus tegelikult. Jah, ma seda mängu tervenisti ei näinud ja vaatasin värava üle. Keeruline võit keerulistes oludes tegelikkuses ja jälle, ütleme meeskonna niisuguse tuju mõistes pärast seda Narva, ma olin Narvas ju? Neil oli üks oli vahel vist. Vahel üks oli. Vahepeal Kalevit kloppisid, vaata 5 minutit. Kalevit, jah, okei. Et on reebel ja mis seal ikka? Praegu on hästi asjad. Väravate vahe on ju parem kui Levadial. +10. Keskmiselt võidavad 2 väravaga mängu. Te võite naerda, aga see on nagu argument hetkel. Ei naeragi, mis vana tõde ju rünnak võidab mänge, kaitse võidab tiitleid. Et kui sa pikas plaanis tahad tabelis kõrgele jõuda, siis võta viimaste aastate tabelid ette, vaata ülemise kes seal on kõrgel, need, kes vähem on sisse lasknud. Ja sama, Levadial võib see olla väike nagu, ütleme, häirekella koht tegelikkuses. Enda kohta natuke palju lastud esimese... Jaa, nad on Peetson... 5-5 ja sa räägid häirekelladest. Ma ei räägi selles mõistes, et häirekellad. Aga nende kaljumängu järel, et liiga palju lasem. Jällegi, võta siis eelmise aasta nende sisse lastud väravate arv lahti. Vaata muidu pärast. 2 oli äkki vist. Ei, 1 vist isegi, 5 euro. Seal alguses olid mingid 6-0 ja siis on üldse valmis hooaja alguseks. Nii ka ei saa öelda. Okei, 4 mänguga oli 16-0, see on tõesti teine asi. 16-0. 7 mänguga oli 25-2, see on jah tõesti natuke teine 21, 5 euro jälle 21. Et võrreldes iseendaga, aastataguse iseendaga, siis natuke vaatad, aga küll me Levadia nii jõuame. Räägime see on see Ansipi kriis, vaata, et kui seal võib elada. Et see tõesti, Transi vastu tuulisel Kujol Famal, eriti just kui nagu kõik faktorid olid selles... teisipäeva õhtu kohal. Kõik faktorid olid just kui sellised, et Levadia sealt võiks punkte kaotada, aga lõpuks ei kaotanud. Roosnum tõidis siis penalti, mille Joao Pedro sisse lõi 1-0, 3 punkti. Mille üle oli ikka palju jauramist nagu ka. Ma vaatasin neid kordusi üle ja mulle nagu, ma ei saanud aru sellest jauramisest. Jaa, ma arvan, et seal vaadati vist seda, et jalad, ehk siis labajalad nii-öelda kõrvuti. Aga minu meelest, kes see kaitse oli seal? kampaania oli see, kes Purjanatsa, kes jooksis nagu minu meelest nagu põlvega reide või midagi. Nagu suht selgelt pani jalad nagu... Oleks nagu tahtnud võib-olla mingit natuke paremat nurka ülekandes ka, aga jällegi tuletame meelde, et see ei tähenda, et kohtunikel seda ei oleks. Et seal oli lihtsalt see võib-olla mängis rolli, et kohtunik kohe, Kristo Tohver oli vist, et ta kohe ei vilistanud, eks ju, et ta varri kaudu andis selle peale. Ta ise sinna selja taha, kust ei olnudki tegelikult võimalik, sa läbi kaitse ei näe. Aga vaatamine oli kiire ja ütleme, videokohtunik on Marko Liiva, kes on minu meelest Eestis üks just nagu ta on spetsialiseerunud videokohtunik Eesti nagu üks esimesi selliseid spetsialiseerunud ja nagu väga häid videokohtunikke. Ja vilistas Kristo Tohver, eks ole, et üldiselt nagu jällegi äkki usaldame FIFA kategooria kohtuniku võimet nagu neid olukordi näha kordustest, eriti kui ta saab ekraani pealt üle vaadata need asjad. Ma ei saanud sellest hästi aru, aga Levadia jällegi raske võit kirjas. Ma sain aru selles mõttes, et Soosik võitis outsiderit varriga määratud üsna hilisest varriga määratud penaltist. Siia on sisse kirjutatud see narratiiv juba, et kohtunikud tegid mängu ära. Et jällegi Marko Liiva ka siis just kui ei saa sellest ise hästi aru, aga tegelikult on. Aga seda ma nägin, mul eelmisest hooajast ei meenudki, et Joao Pedro, tal on veel mingi nimi. Muura Simborski, jah. Palju nimesid. Mida kasutatakse ülekandes? Kogu aeg olnud. See oli esimene kord, kui ma kuulsin, et Simborskit ülekandes kasutatakse. Aga lihtsalt. Äkki küsiks mängija käest, mis te selle puhul, ma saan aru, kommentaator ilmselt ei olegi võib-olla seda Joao Pedrot varem kommenteerinud, ta ei ole ju väga tihti Levadia mängudel kommentaator olnud. Ma tahaks siin lihtsalt ühe kivi heita ka sinna kapsaeda, kuhu ma olen neid kive juba aastate pikku loopinud ka. Miks, jumala pärast, jalgpalliliit endiselt igasugustes graafikates asjades kasutab neid paganaba passinimesid igasuguste brasiiliaste, portugallaste asjade puhul. See tekitab lihtsalt segadust. Ekraanile nad jooksevad vist nagu automaatselt selle erise selle süsteemi kaudu kuidagi. Sul võikski erises olla see just, ju eraldi lahter mäng ja nimi. See ei ole ju, kui meil tuleks
Manuccio oli Manuccio, ma ei olnud Manuccio, Fabrice, mis ta oli? Kouakou, Fabrice oli see Kouadio vist oli. Kouakou, Fabrice oli see Kouadio, jah. Just, täpselt. Aga panen nüüd kirja ka ja siis läbi panen, ma võin isegi need rõhumärgid panna. Aga see, lihtsalt see on nii lihtne lahendus tegelikult, nagu millest ma olen rääkinud reaalselt 10 aastat, ma arvan, vähemalt juba. Ei, no see teema on nii ammu. Töötasid Jalkaliidus ju? Ma töötasin Jalkaliidus, ma rääkisin siis ka ja kõik. Töötasid Jalkaliidus, tee ära, ne? Ei olnudki kõik võimas amet. Täitsa veider. Väga lihtne asi, mida teha. No tegelikult sul on igasugused need ETV mängud ka ja no tegelikult ka need Mindmedia mängud ja sul on, kui sa loed koosseisu ette, sul ongi kilomeetriline nimi nagu. Mitte keegi ei kasuta ju päriselt sellist nime. Premier League'is, kui sul on ekraanigraafiku, sul ei räägita ju... Keegi ei pane siia Barskit sul sinna. Kodaniku nimedes seal on ju, et sul on mängi nimi ongi korras. Premier League'is on ka mitu Joao Pedrot vist on see viimasel. Portugallaste puhul nüüd koosseisud ei mahu ära sinna ekraanile muidu lihtsalt. Kõik täisnimesid hakkad seal panema. Milleks me endiselt seda teeme? Mängijatel on selja peal, hea küll, see on ka päris vabaks läinud, eks ole, et selja peal on sul ala Joao Pedro on Joao Pedro minu meelest, kui ma ei eksi. Ei no see Siebarski see kindlasti ei ole seal selja peal. Siebarski ei ole. Kusjuures ma ei tea, huvitav, kas tal on mingi Poola taust, see kõlab nagu Poola nimena. Mind alati sellised asjad nagu huvitavad. Brasiilias on väga palju tegelikult Euroopast neid sisserändajaid, et ma arvan, et see täitsa võimalik. Selja peal on Joao Pedro vist. Minu meelest ka. Ühesõnaga hea küll, selja peal seal sinna tahetakse juba omale neid tüüdnimesid ja asju ka, et Erol Reiberg mängis ju, mis tal oli selle peal. Aga ütleme, kui mängija tahabki sellise nimega, et teda tuntaks, kas me peaksime sellele käe ette panema? No hästi lihtne näide, ma ei tea, Eestist mul ei tule sellist ette ka välismaal, et Tele-Alli ju tahtis, oli pikalt Tele-Alli. Herol ongi ju täpselt samasugune näide. Ja siis tahtis olla Tele just sellepärast, eks ole, et seal on väga isiklik taust. Herolil ka vist, eks ole, umbes sama. Aga see pole nagu lõpuks meie asi, eks ole, et kui mängija suudab selle nagu ära põhjendada, et miks ta ei või olla siis? Ütleme siis Herol. Ma ei tea, kas ta peab isegi seda põhjendama, kui ta tahabki olla... ei peagi tegelikult. Kui mina lähen mängima ja mulle, ma ei tea, ei meeldi, et mul on perekonna nimi on selline, mis võib-olla kommentaatoril ka hullult, ma tahan olla traktor või mingi masin, siis... Ära nii jõuliselt, vaata, mis võtsi jõuliselt. Sinul on lihtne, sa saad endale panna, sa just rääkisid rõhumärkidest, sa saad endale panna, mitte Raul, vaid sa panna Raul ikkagi. Ei no Ronaldo on ju Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Aga kui meil tuleks Premium liigasse mängima kas ta ei ole see Ronaldo muide? Mingites kohtades on olnud. On olnud. Jälle vahetatakse ka, eks ole. Ja küll, ma saan aru, et see ajab natuke keeruliseks, aga ütleme, jääme siis lihtsama asja juurde, et kui on näiteks Richie Musaba, siis ei ole vähe seda Efraimi sinna vahele toppida tingimata ja nii edasi. Neid nimesid on nii palju, kus on see, aga kui meil tuleks Pelé, tuleks Premier League'isse mängima, siis ta oleks Nascimento. Ja kui ma ütlen, mul oli praegu, kui me protokollist räägime, siis mul selle Vadia protokoll on ees ja mul on olnud ühe korra nagu täpselt see, et ja loen seda Cristobal Emilio Torres Ruiz ja mõtlen, mis ta oli? See oli siis, kui Curro Torres alles tuli, nagu korraks sükka aju 8 sekundiks, vaatad nagu, kes see? Ai, muidugi, jah, see on Curro ju. Cristobal Emilio. Et milleks? Jah. Aga said tulema ja Narva Transi vastu Curro Torresel on päris jõuline, või tähendab, Curro Torresel Narva Transi vastu on päris jõuline seeria käsil. Levadial vist üldse ka ju. Et seal naljalt ei kipu nagu midagi näppude vahele Narva Transil Levadia vastu jääma, hoolimata sellest, et mängivad kodus või võõrsil. Mullu 1 viik vist oli. See oli muidugi see mudamaadlus. See jäi ju nulli. Aga see polnud päris jalgpall. Aga näppude vahele ei ole midagi väga jäänud sel hooajal ka Nõmme Kaljul, kes siis on tegemas oma Premier League ajaloo kõige kehvemat starti hooajale. 5 mängust 4 punkti, 1 võit, 3 kaotust. Ma nii ei ole vaadanud isegi. Peaks olema küll, jah, juba minust eelmise vooru eel oli. Ja selles voorus läksid need punktid kohe eriti valusalt ära. Flora vastu kodus, oled 1-0 ees, kõik on justkui hästi. Ja siis 84 poom ja 90 pluss kolmest üleminutist 4. oli Maksim Kulli-Mulli. 6 sekundit üle. Viimase puutega. Ma vaatasin, minu meelest oli mingi 3 umbes. Ikka väga, mäng oli läbi, see oligi viimane puude ja oli kõik. Aga oli nagu aus, et rünnak käis ja niimoodi ei vilistas. Ma ei heitnud. See on ju tavaline vahel üleminutit jooksul ka mingid pausid tekivad. Seal oli üks vahetus ka. See on legendaarne koht, et come on, lase lõpuni. See olukord lõpuni. No välja arvatud siis, kui on korraks Inglismaale põigatis, kui on eile, nagu oli Manchesteri derbi, siis minu meelest nii esimene kui teine poolega vilistati ära, nii et rünnak käis, aga seal oli see täiesti aus, sest kohtunik oli peaga mõtlev inimene ja sai aru, et te võite siin 10 minutit ka mängisite, ei tule väravat, te ei saa väravale pihta. Lähme laia.
aga noh, Kalju Florast rääkides, muidugi Kaljust isegi natuke kahju, et noh, need punktid läksid nagu eriti valusalt ära veel ja noh, sa oled nagu, sa oled 11 punkti liidist maas. Mängiti, see on juba julm jah, et see on 5 vooru küll ainult, aga mängiti ju hästi. Mingi maani. Aga mulle tegelikult, nagu see on ka nüüd see näide, eks ole, et jah, see Markus Poomi karistuslöök, selle määramine, ütleme, oli küsimärgiga otsus. Pigem, aga noh, seal oli... Aga mulle meeldis see, kuidas ütles Nikita Andreev, et jah, nõus, see noh, et kohtunikud nii ja naa, et küll neist räägitakse niikuinii ja läks kohe selle juurde, et ja ta oli ütles, et see otsus oli nali vist ka. Jah, aga ta ütles seda rahulikult, ta ei räusanud, ta noh, ei, selleks on, seda saab platsi äärest teha, kui vaja on, eks ole, selle eest tuli vist ka kollane, aga ta ütles, et selle mängu me andsime ise ära ikkagi viimase poole tunniga. Et see, et seal, noh, ütleme, tekkis see olukord üldse, see tuli ju sellest, et Flora surve muudkui kasvas. Ja ma ei tea, siin on nagu räägitud seda, et noh, kuidagi, et kas Kalju on siis liiga vähe trenni teinud hooaja eel, et nad nagu ei kesta lõpuni. Noh, ma ütleks Flora tegi kõvasti trenni, me teame. Jaa, just. Et no, mis nagu... Võib-olla esimene mäng, mis niimoodi siis lõpuga enda kasuks kallutati. Ja samas, kui sa nagu vaatad, et noh, ütleme näiteks, ega siis Kuressaare vastu ka 5-0 oli küll, aga et see mäng tuli neile keeruliselt ja nad suutsid nagu ikkagi lõpuni hoida sellist tempot, mis vastasele käis nagu selgelt üle jõu. Et likkavad juba vilju. Et kas... Mis vilju? No vaata, võtta see koosseis ette. No, muidugi, võtta see põhikoosseis ette ja kui need mehed on terved, selline nimekiri meestest on terved, suurema osa hooajast, siis nad mängivad rahulikult. Noh, siin oli ainuke süke, ma ei tea, siis süke värskem veri oli seal vasakus kaitses, on ju. Noh, Kolobov on juba mänginud. Tomstik on seal kaitses mänginud nüüd juba... Kogu hooaja, 5 mängu juba. Ma julgen öelda terve hooaja, kusjuures mulle ei meenu neist 5 mängust ühtegi kehva mängu. Et noh, okei, väga väike valim, aga nagu, kui sa vaatad, kes talle sinna vastu on pandud, noh, selles mängus Guillerme ei olnud lihtne. Vist, kas see värav ei olnud sealt tuli, aga ma nimetaks seda ikkagi nagu Guillerme meisterlikkuseks, aga Tomstik ikkagi sai temaga väga mitmes olukorras ka nagu väga tublilt hakkama jälle. Et noor mängijad sealt ei kärise ja ega ta ilmaisata seal algkoosseisus ei ole, kui käriseks, siis Vassiljev võtaks ta pingile, paneks kellegi teise sinna lihtsalt. Proovid mõnda teist noort meest. Et noh, see nüüd ka mingisugune nagu nõrk koht ei ole neil kindlasti. Ma ei mõelnudki, et nõrk koht, vaid vaata see nimekiri, et palju seal mänge on kokku ja mis seal on foon on see, et Flora on hästi verinoore koosseisuga, eks ju, aga noh. Juhul, kui nad suudavad oma mehed terved hoida, siis nad on täitsa arvestatavas konkurentsis. Ei, no kui sa vaatad, ütleme, Kolobovit tõugijad, noh, ka juba 60 mängu, noh, midagi on, eks ole. Ma ei tea, Nikita Mihhailov on võib-olla siin see kõige rohkem nagu nii-öelda lati alt läinud mees, et siiamaani tundub nagu natuke selline noor ja lootustandev, aga ta hakkab 200 mängule lähenema juba Premium liigas, et see ei ole enam mingi noor ja lootustandev, see on nagu tegija juba, eks ole. Et siis pane sinna juurde Sappinenit, Alliku. Kuraksin üle 100. Sappinen justkui ei ole veel saanud ju, noh, seda bussi tõeliselt paukuma nagu Premium. Väidetavalt, jah, väidetavalt. Kui see on noh, nagu siuke keskpärases vormis Sappinen, siis hirmus hakkab natuke nagu. Mitu tükki ta löönud on? 3 tükki. Aga no okei, ta on Premium liiga väravakütti teda peal liider. Mis asja sa räägin täiesti sodi. No 5 mängu 3 väravat. Ootaks rohkem. See ongi Sappinen, me ootame koondises ka paugutas ju. Penalti on siin üle löönud, eks ole, kõik see. Ma mõtlen, ma naeran just see, et kui ta koondis järel ütles ka, et ei, vormis ei ole üldse veel. Ainult 1 mängu mängisin 2, ainult 1 värava lõin. 6 meest on 3 värava peal. Eks ole. Nimetage kõik ära nüüd. 6 meest 3 värava peal. Kas Basher on 1 vist või? Basher on 1. Sappinen on ka 1, nagu me teame. 4 meest veel. Koskor. Koskoril on 2 peal. 2 peal, jah, minu meelest. 2+2 äkki või 2+3. Välja. 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 Ma oleks Vallikut pakkunud. Vallikul on 2, ühes mängus. 2 meest on veel. Transi eest ei ole ju keegi löönud 3. Või 3 meest on veel. Transi eest ei ole 3 löönud. Klubid ütlen, see on võib-olla liiga lihtne, aga... Ivanov ei ole. Ei ole. Me võib-olla jääme siia liiga pikaks. Flora, Levadia ja Harju. Levadial on Joao Pedro läks. Joao Pedro 3. Ja Harju. Erme. Ja mis see 3 oli? Flora. Lisaks Sappinenile? Jah. Mees lõi siin ka viimas mängus värava. See kas Hat-Tricki lõi? Jaa. 3 mängu järjest lööndi muidugi. Markus Poom on 3 tükki. Hat-Tricki selles mõttes 3 mängu järjest. Muidugi korda kuulen sellist definitsiooni Hat-Trickile.
aga mäng oli äge. Me just rääkisime enne, et ajakirjanikud teevad, mida nad tahavad. Mäng oli... Pomm täistis kübartrikki palju vastu. Mäng oli ju äge ja oli siuke meelelahutuslik mäng. Tegelikult 2 võrdset meeskonda ja see võis mõlemale poole kalduda, Aga fakt on see, et tõesti see hinnang oli Andreevil õige, et Kalju lõpp kukkus ära täiesti. Kas ta nüüd nagu füüsise taha jääb, ma ei ole päris kindel. Midagi ta nagu viitas. Ütleme, me näeme seda, kui see juhtub, kui see saab mustriks mingi aja tagant, siis jääb, on ju. Ma mõtlesin just sellele mängule Levadia, aga et ma seal nagu ütleks, et Kalju lõpuga ära kukkus kuidagi, et pigem nagu ei. Pandi juurde. Seal nagu suudeti nagu ülesmäge minna. Eks seis mängib, seis paha tihti mõjutab ka seda füüsist ja vastupidavust. Hästi lihtne nagu öelda, et kui sa lõpuga ära annad, et sa oled füüsiliselt nõrk. Aga minu meelest just oli nagu see, et mida Andreev viitas, et seal mingitel mängijatel on vaja nagu mentaalselt olla lõpuni mängus sees, et see on teine asi. See ei ole see, et 5. voorus on nüüd see, et sa ei jõua joosta enam 90 minut nalja teed. See ei tahaks uskuda nagu hästi. Aga see, et sa nagu vaimselt kuidagi alla, see võib küll olla, jah. Et see, ühesõnaga on mida mõelda ja eks ta ütles seda nagu ka õigesti, et meil pole praegu aega siin arutada, et 11 punkti või vaadata mingeid selliseid asju või mis see kohttabelis on, et me peame mingid muud asjad korda saama, siis vaatame neid punkte. Okei, sa tahad juba selle mängu lukku tõmmata, ma saan aru. Ja ma tahtsin öelda, et Maksim oli mul nüüd väga positiivselt ülbe täis, mulle väga meeldis. See oli jah, niisugused asjad on äge. Sellest ära ja fännide poole. No see on äge ja siis veel see, et see Guilherme ikka, selles mõttes, et me rääkisime sellest Flora noorest vasakkaitsest, aga tänasel päeval need mängud, mis mina olen näinud Nõmme Kalju mänge, siis see Guilherme vahet pole, kes tal seal ees on, kas on üks mees, on see noor mängija, on see vana mängija, on see Saliste või ükskõik, kes seal vasakkaitses tal ette tuleb, ta keerab, ta võtab kõik ette ja ma tõesti, mul on südamest hea meel, et ma sellise mängija vastu ei pea Eesti liigas mängima nagu tõsiselt. Ma kujutan ette, ta on selles mõttes ka ülivastik, et ta läheb, kui vaja, siis läheb ääre peale, kui vaja, siis läheb sisse. No see on kõige... Sa kommenteerisid seda mängu ETV-s ja sa ütlesid just täpselt, et see ongi nüüd see, et sa ikkagi tihtipeale pead seal 2 mehega võtma, eks ole, et üks paneb nagu selle ääre peale käigu kinni, teine keskele, aga ta suudab nagu sealt ikkagi kiiresti järgmised käigud ka teda ei morjenda tundub see, et sul on 2 meest vastas, seal ju teine poolega oli tal ju 3 meest vastas ja ta läks sealt üliohtlikult, puges läbi ja läks ohtlikult löögile seal teine poolega, et mul on südamest hea meel, et ma tõesti ei pea Eesti liigas sellise jamaga tegelema, et tema vastu mängima. Ausõna. Ja teine see Joao Pedro, me Levadia mängu rääkisime ära, aga need 3 väravat ja need 2 venda mulle meeldivad. Need on vist penaltidest löönud kas 1 või 2 isegi või? Jaa, aga kui sa vaatad nagu mänge, siis ta on nagu selgelt. Ta on sama tüüpi mees. Ja tema kohta öeldi ka siin vahetult enne esimest vooru, et pole veel vormis. Aga näed, mängumehed on väga kiiresti. Mängumehed saavad väga kiiresti vormi. Äkki oli vaja puhata nagu natukene. Jah. Aga Kalju vajaks sinna tippu ka ikkagi ilmselt tuge nagu kelletki. Jabir on olemas. Jabir ei tooda nagu praegu. Ta on nagu hästi selline, vaatad nagu peale, et seal nagu midagi on, aga saad aru, et tööd on vaja veel kõvasti teha ka. Et see praeguses seisus, jällegi, oleks sul siin võit või 2 rohkem, siis saad öelda, et jaa, töötame, need vennad lähevad paremaks. Selles suhtes nagu äge vend, et ta saab palli ja ta lööb peale, sest ükskõik kus ta on. Mõnusalt nagu siuke lapselikult äge nagu siuke suhtumine. Nagu Promis David, eks ole, see ka, ükskõik kus ta palli sai, ta lõi täiega peale lihtsalt, ka 3 meetri peale. Teeme kiirelt tema minutid ära, siis jälle värav tuli, hind kasvas natuke. Ei, see on ikka müstika, mees ripub, seljakott on seljas ja läheb ja lööb ikka. 13 väravat. See oli juba eelmine värav. See oli eelmine. 13 on tal nüüd. Aga siuksed asja äge. Palju tal on nüüd väravaid seal kõrgliigas? 13 või? Äkki on 13, peast ei ütle. Minu meelest tal, kas sai kõigi sarjade peale kokku oli 16 või midagi. Ikka siuksed, need on juba 10+. Need on sellised numbrid juba tegelikult, et mees, kes mängib Belgi ja tippklubis. Ei, siin on Premier League ja Bundesliga on siin ikkagi. Siin on, päriselt, ilma naljata. Keegi ei tegi nalja. Siin on top 5 liigat koputavad ukse peale järjest, mitte top 4 või... See ei ole enam juhus, et sul on mingi hea periood, ta lööb ju nagu stabiilselt kogu aeg ja ta lööb niimoodi, et 1-2 mängus, aga igas mängus või igas teises mängus. Ja kusjuures üks värav, isegi see eelmine, millest sa rääkisid, et riputi kinni, see isegi langetas aktsiaid, sest see oli tegelikult halb otsus ju. Punase kaardi oht oli seal või? Jah, see oli mingi 10 minut ka või midagi sellist, on ju. Ta ei vastasele punast, vaid läks ja lõi värava, on ju. Tegelikult nagu... Loll. Rumalus. Naiivne mängija, ütleme. Aga ei, küll see välja ei kuritaks. Jalgpalli teoreetiliselt ilmselt pigem oli see vale otsus. Aga ma mõtlen nagu lihtsalt selle peale, et mis ta ise ütles, et mis te ütlete selle kohta? Viljandi. Kus ta mängis? Tuubli eest.
ja siis oled aasta hiljem oled siukses kohas. Started from the bottom, now we're here. 13 kotti. Pluss 4 söötu ka. Vaprus Harju 1-1 Pärnus. Mattias ja Magnus Villota kombineerisid seal Vaprusele esimese ja siis Karel Eerme, 3 värava mees Karel Eerme lõi sealt penaltist viigivärava. Üsna aus viik, Harju vist on iga kord Pärnust vähemalt punktiga, kui mitte 3 tulema saanud, nii vähe, kui nad on Premier League'is nüüd omavahel kohtunud Pärnus. Kuidagi sobib neile, jah, seal. Aga kodus kusjuures alati Vaprusel kaotanud. Ei, sobib jah, aga tegelikult vaatame natuke suuremat pilti, et see kogu see struktuur, olemus, üldse pilt, mis avaneb, kui Harju mängib, räägime siis praegu Harjust natuke, on pisut selline selgem, konkreetsem, usutavam, kui ta oli siis 2 aastat tagasi tegelikult. See ongi see, nagu me enne Klaavani puhul rääkisime, olümpiatsükkel, esimene oli see, kogemus saamine ja nüüd tehakse tulemust. Et kuidagi on nagu mängumoodi ja on nagu mängumeeste moodi, tehakse normaalseid jalgpallurite liigutusi, tulemused, siin on mingid... tulemused on väga korralik. Mingit asju siin, lipses sisse see... esimene voor oli siuke. Levalt 0-5. Jah. Okay. Aga edasi on ju olnud kõik. Transiga 0-3, see ei ole nagu asi, millele nagu häbi peab tundma siin kuidagi see eelmine voor. Aga sellised mänge neil tuleb, see on parata. Aga suures pildis kuidagi märksa positiivsemalt paistavad silma, kui siin varasemalt kõrgligas olles. Ja ma praegu vaatan näiteks algkoosseisu, et kui nad siin varasemalt proovisid vaata igasugust välismaalastega, eks ole, kõigiga. Baturins väravas ja Rudenko, kes on mõlemad on ka peaaegu nagu oma poisid. Seal on see Indi on vist katki natuke ja ühel meil oli seal mingid viisateemad või mingi paberimajandus. Martin José tuli vahetusest, kes on neil nagu siuke normaalne täiendus, eks ole, ja mängib koha välja, et on siin olnud põhis, on nüüd vahetusest tulnud, et nagu täitsa okei, see sama Eerme, eks ole, tema puhul on tõesti see täpselt, et kogemus, eelmisel hooajal esiliigas paugutas, nüüd tuleb välja, et paugutab siin ka. Kalev Kure, 4-1 võib-olla vooru üks suuremaid üllatusi, et see mäng selliselt lõppes. Mind ei üllatanud, et see mäng selliselt lõppes, mind üllatas, et see mäng selliselt kulges. Sest see 4-1 oli mänguliselt ka nagu Kalev teenitud. Ma ise käisin seda mängu vaatamas, olin koos ühe sõbraga, kel siis seal kuulusas Soccerenti Foorumi bingo mängus oli siis pandud üks bingo ruut, et Tallinna Kalev lööb ühes mängus 4 väravat. Mängu alguses naersime näkku talle ausalt. Mõtlesime, mis niimoodi tegid, on ju. Aga ta oli ka väga rõõmus seal lõpus. Seniste mängude pealt. Elu õpetab endisel, elu õpetab. Eriti kui see 4 tuleb seal selline, et kaitse, kellel pole ühtegi mängijat juures, lööb üle jalaristi, eks ole, endale. 90+3, et siis ma kujutan ette, rõõm oli suur. Aga see oli üldse mäng, kus läks vist ka see bingo ruut täis ju, või mitte vist, vaid läkski, eks see oli üks bingo ruut, see, et väravavaht lööb värava või annab värava söödu. Mina ka ei osanud... Sander Lepp andis 2 tükki lausa, ühe vastastele, ühe omadele. No jah, seda küll. Aga mina ka ei osanud nagu oodata, et mul Fantasisse punkte tuleb, sest... mul oli ka Lepp oli võis, jah. See oli taganttuule oli sealt poolt. Sealt poolt polnud taganttuule. Ma ei tea, kas see tuul oli või mitte, aga selles mõttes, et ta andis... kaugele sealt. Ei, ta tõusis see kõrgele palliga ja... See oli mängust? Mees sai vabalt joosta rahulikult. See oli mängust, jah. Seal oli pigem see, et keegi ei võtnud seda... Kes see lõi selle? Švedovski? No mina nägin videost seda. Jürisoo värav oli see. Mina nägin videost seda, siis tundus küll, et ikkagi see pall endas päris jõuliselt tol hetkel enam nagu nii tuuline ei olnud seal. Ei olnud, jah. Ühesõnaga, väravasööt on väravasööt, tuulega või ilma vahet ei ole. Ja Kalevil punktid kirjas, noh. Lepp tegi seal mõne hea tõrje veel ja nagu tehtud. Lappis 2 korda nüüd tegelikult päris korraliku kärnaga maha saanud, et 5 mängu peal natuke palju, aga samas esimesed sammud õiged, esimene hooaeg nii-öelda nagu Premium liigas, et üks mäng ei aeg. Selles suhtes, et kui nad oleks selle mängu ka kaotanud, siis neil oleks läinud ikka päris ütleme, punaseks asi. No kuule, praegu nad tõusid tabelis mööda Kuressaarest. Piisab seal peale vaadata sellele peatreeneri Tainiale ja sa saad aru, et seal kaua ei kesta see niisama, et ta ei lase seal, sa ju vaatad, sa ju saad aru, et sa vaatad selle inimesele peale, ega ta ei lähe riietusruumi pärast neid loe ette need tulemused, mis nad siin see hoik... Tassike teed ja arutleme, mis läks valesti. Et ei ole hullu, et lähme koju puhkame ja alustame uuele nädalal, valmistume Kuressaare mänguks. Et seal ei käi need asjad niimoodi. Et seal on ikka natuke karmimad võtted ja
seal pole variantigi, et sa saad seal mingites mängudes. Noh, see Floraga see 0-4, eks ole, mis oli enne koondise pausi, seal ma nägin seda, kuna ma kommenteerisin, siis ma nägin väga lähedalt seda Voi Bergele saadana ja kõik need teised V-tähega sõnad, eks ole, müts lendas ja kõik jutud. Ja siis ta läks ka riietusruumi niimoodi, et ma mõtlesin, et kas seal üldse mõni pink terveks jääb sellise moega. Tuldi tagasi ja ega sealt nagu mänguliselt väga palju paremaks midagi ei läinud, eks ole. Et okei, Flora on kõva küll, aga ega Kalev nagu ka ei läinud väga palju paremaks. Siis oli koondise paus, mõtled, et nüüd lööb korra majja, Paidelt 0-5. Alustati vist seal kohe mingi 3. minuti väravaga, et siis ongi keeruline. Aga näed, nüüd suutis nädalaga siin kuidagi asjad korda saada. Et tõesti, see oli nagu mänguliselt ka. Kalev mängis hästi ja võitis teenitud. Kusjuures said ju teisel minutil kohe nagu sellest hirmsast pläkist värava sisse. Ja võiks ju nagu lüüa jalad alt, et mitte midagi ei tule välja. Ei, 9. vastu ja siis teine poolaeg ikkagi juba täitsa enda kasuks. Ja Kuressaarel mina muretseks nüüd omakorda, vaata, kuidas 2 vooruga võivad asjad muutuda, ma muretseks nüüd Kuressaare pärast. Sest olles näinud seda, ütleme otse, kapituleerumist nagu täiesti nii-öelda kätte üles tõstmist Flora vastu eelmises voorus. Ja seda nüüd siis niimoodi küll kuskile ei jõua. Seal, teame ka, Kuressaarel on olnud siin päris suured probleemid haigustega, mis mingi 6 aega on võistkonnas sees ringelnud, kes jääb uuesti haigeks ja kes ei ole seal päris terve, mängib ja nii edasi. Et kui sellest asjast nüüd lahti saadakse, siis võib-olla mingis, selle pealt läheb natuke paremaks, aga Karro Mettnõmm tegi ka seal päris jõulise sõnavõttu tegelikult selle Kalevi mängu järel, et päris nii ikka ei saa ja sama ütles Märten Pajunurm pärast Flora mängu, aga näed, tuli järgmine mäng otsa ja ei ole väga palju muutunud midagi. Sai ikka. Sai ikka. Et Kuressaaret ootab ees. Mis te panite? Kelle sa ennustasid välja langejaks? Mäletad või? Kuressaare, kui ma õigesti mäletan. Mina ennustasin Kalevi. Sina panid Kalevi? Mul olid vist täpselt nii, nagu nad praegu tabelis on, kui ma õigesti mäletan selles järjekorras. Kalev on 9, Kuressaare 10. Aga Kuressaare elu selles suhtes ei lähe lihtsamaks. Ei hakka välja kukutama kedagi veel siin praegu rahul. Kuressaare järgmist 2 mängu, siis võõrsil Levadia, kodus Kalju. Kodus Kaljuga on mängitud, mis kodus Kalju asi see nüüd teha selles? Jah, Kalju tõesti, see on Rääka pätel juba varsti. 1 punkt ees neist ainult, eks ole. Ei aga samamoodi, et kui me Tainiast rääkisime, siis ega Sander postsin ka nüüd, ega ta ei lähe nägu naerul sinna Kuressaarde iga nädalavahetus ja tulge toppige meil 5, ei ole ju. Ta õnneks on nagu... Ei, ma tahtsin tegelikult öelda selle nurga alt, et kas ta siis hoiab ennast äkki, aga mis mulle nagu on silma turganud, see on tegelikult juba postil selline Viljandi aegadest asi, et ega ta mängu ajal tegelikult nagu platsi äärest väga palju ei võta sõna. Okei, ma räägin nüüd praegu nagu peamiselt sellest Flora mängust, kus nagu torkas silma, et ta istub, vaatab, mõtleb. Et mingitel hetkedel on nagu võib-olla vaja nagu väljakule anda ka kuidagi seda sõnumit, võtame kokku ennast nüüd. Eks neid meeskonna juhtimise stiile on erinevad, aga ma tunnen Sander Posti. Ja see, et talle 0-5 topitakse, ta läheb näost samamoodi punaseks. Ei, seda muidugi, et trennis nüüd nagu õlale patsutatakse ja öeldakse, et proovime järgmine kord paremini, seda ma selles ma ei. Seal tulevad kõvemad sõnad. Ta ei lähe nagu peast segaseks, et ta ei hakka nagu kappe siin, neid riiesruumi kappe sinna merre loopima või midagi sellist. Aga ta teeb meeskonnale selgeks, et see ei ole normaalne ja tema on ikkagi pigem loomult nagu võitja mentaliteediga, et tema tahab võita. Kure kunstilt on päris pikk maa visata ka. Et tema ju oma mängija stiililt ei olnud ka selline, kes nagu mingi ka hambas ristis nagu mingi vihane oleks, aga tegi nagu pigem vaiksem nii-öelda inimtüüp või selline. Aga võitja ikkagi, ta tahab võita. Ei, seda muidugi, seda. Ma ei usu, et meil Premium-liigas ühtegi peatreenerit on, kes nagu selles osas pehmo oleks kuidagi. Aga kindlasti natukene teistsugune lähenemine kui näiteks Lauri Numal. Ma ütlen, et erinevaid võtteid kasutavad nemad. Räägime natuke naiste jalgpallist ka, sellepärast, et meil koondis on hetkel endiselt koos kogunemise esimene mäng kodus. Käisin vaatamas elus esimest korda. Aplodeerisid endale selle praegu. Jah. Mina käisin ka vaatamas kodus Bulgaariaga 0-0. Kiideti peamiselt, eks ju, Katariina Elisabeth Käpat meil väravas, kes tegi, üks asi on see, et sa teed 0 mängu, teed tõrjeid, aga kuidagi tema mängus oli see nagu, see kindlus oli kuidagi kogus, või mitte kogus, vaid kiires välja nagu seda,
sul on taga nagu kindel väravat, seda oli mõnus näha. Aga päris huvitavalt mängiti tegelikult. Mina, päris mitu korda hoidsin ikka hinge kinni, see 4. aprilli A. Le Coq Arena murul, paned seal oma kastis lühikesi sööte vastase surve all. Aga pani rahulikult, see number 6 mängis ju kogu aeg neid sööte sinna, see number 6 oli muidugi, minu silmal ikka harjumatult palju vavaruumi. Aga ei, ma olin üldse suurte silmadega siin vaatama. Seal oli jah mitut puhku nagu see, et kuskilt oleks pidanud signaal tulema, et võta ja pööra. Et sa mängid kohe nagu jälle äärde või kuidagi seina, et võta ja pööra, sul ei ole mitte kedagi seljas, saad minna küll. Ja kas seal alumine poolik oli... Elina Tarkmeel, sa mõtled, number 8. Räägid numbritest või? Ei, mulle meeldis see number 10 oli meil ja. No Jaanika Volkovi pealt ka jälle näha nagu see, et välismaal mänginud natukene, et eks seal on natukene teine tase, teised nõudmised. Et mingi liigutuste kiirus ja just see, et kui palju see palliga aega on ja kõik see, et seal on, selles mõttes on seda koondist hästi huvitav jälgida praegu, et meil on päris palju neid mängijaid, kellel on sellised esimesed välisklubid, eks ole, esimene keskkonnavahetus, üldse nagu selline... Kas seal tuleb samm edasi? Nagu suurde jalgpallitõus, et ma ütlen, minu meelest neid väikeseid samme on juba näha, aga eks see on ainult vundament, mille peale ehitada, aga ma ei tea, ma ei taha nagu kuidagi ette heita seda otseselt, aga mulle nagu tundus, et nagu peljati natuke. Ja esimene pool läks surve all, teine pool küll Eesti mäng. Jah, seal mida mäng edasi läks, lõpus oli vastas jäid ju vigastudettu ka vähemusse, seal vahetused tehtud lihtsalt. Seal ju, pärast oli see, et lööme erand, aga lihtsalt ei tulnud. Korra lõime ka, seal pall käis üle joone vääravast, korra jõudsime juba tähistada. Ei, mis viga seal anti? Seal ei antud vist viga, vaid käega mäng, ma sain aru. Oli mingi signaal tuli hiljem. Hiljem tuli nagu info, et mitte viga, et seal küll väravavaht mängis selle kontakti hästi suureks vastastel ja lasi ennast tohterdada seal mitu minutit, hoidis peast kinni, kuigi ilmselgelt nagu peapihta mingit lööki ei tulnud. Ütleme, Eesti mängija seda teeks, ma nii peabki. Aga et seal vist jätku olukorras võtti mingi käega mängu hoopis. Aga rünnaku osakonnas, eriti esimene poole, suured raskused Eesti koondisel, seal ikka jäi nagu, ma ei tea, kas siis võhma või oskuste või mille taha. Nagu liiga all. Nagu olematu. Mulle meenutas täiesti seda 90-ndate lõpu ja 2000-ndate alguse Eesti meeste koondise mängu. Kaitses saadi jumala kaitses oli jumala okei. Kaitses oli korralik. Pandi keha seal, oldi valmis, 1-1 kaitset mängiti nagu aga rünnaku osakond, see oli ikka ründe selles asjas ikka on vaja väga-väga kõva samm edasi teha. See üleminekut jätsid ikka nagu selles mõttes, kusjuures kui saadi nagu kiirelt üle, siis tegelikult kogu aeg tekkis olukordi. Aga et kui Teern peab hoidma palli seal 2 või isegi 3 mängija vahel, eks ole, ja tõesti hoiab seal mitu sekundit ja siis ka ei ole nagu käiku edasi, siis on täiesti selge, et see pall läheb kaduma. Esimene pool oli mingi olukord, kus Lisette Tammik sai palli, ta oli nagu oma väljaku poolel selle keskringi sees juba, tal oli mingisugune 4 või 5 kaitset oli vastas, ta nagu jookseb ei mingil hetkel eestlannad ei hakanud ja nad ei jaksanud, näha oli, nad olid kuidagi ei jaksanudki rünnakule minna, nad jäidki sinna lihtsalt seisid. Üks ei jaksanud, aga nagu kui ma vaatan, eks ole, et Katrin Kirpo nihutati lõpuks ju ründesse ja minu meelest tal, eks ta on natuke seda tüüpi mängija ka, et tal tuli nagu energiat ja seda indu nagu iga minutiga pigem juurde, et seal ei olnud nagu seda, et ta ei jõua töötada või joosta. Sai ründaja koha peal, eks ole, sai seal mängida esimesel poolel täiesti kadunud. Pall sinna üldse ei jõudnud. Vasakult äärelt Liisa Merisalu tohutult töötab üles alla, jõuab, teeb. Jälle, kui see pall ei jõua sulle seal rünnakule, mida sa jooksed sinna? Et asi ei ole nagu jõudmises, kuidagi ikkagi mingi tasakaal oli paigast ära natukene, et see oli täiesti võidetav vastane. Peljati võib-olla natukene seda, et avama see oli kodumäng ka veel, just see, et kaotada ei taha. Kui võrdne mäng, et kodumäng, et siis võiks just see olla, kus sa võtad selle võidu ära, et nüüd minna võõrsil neid samu vastaseid võitma on kindlasti keerulisem. Ja ma arvan, et siin jõuame jälle selleni, mida sa oled rääkinud palju, eks ole, et minna ka Bulgaaria ka natukene selline, et kui sa sinna lähed, siis sa võivad hoopis teistmoodi mängida, eks ole. Seal on raske, jah. Vähemalt selle info põhjal, mis ma siit nägin, et seal läheb ilmselt raskeks, aga kas te nägite seda, mis see vigastus, mis seal tuli lõpus sellel bulgaarlannal? See oli päris, kas see oli, nägin õigesti või? Ma ei vaadanud seda kordust hilja perele. Kas ma nägin õigesti? Kommenteerisid seda mängu, kas tal põlv keerdus lihtsalt? Ütleme niimoodi, et midagi, see põlv nägi, seal oli nagu haav oli, aga minu meelest seal ma ei tahtnud väga seda vaadata, ütlen ausalt, sest kui sa vaatad mängijate reaktsiooni, et kes nagu lähemale läheb see kolme sammu kauguselt keeras ümber ja pani näosärgi sisse, et siis on selge, et ei taha seda näha.
siis ma pean üle vaatama. Et jah, vaata kui tahad, aga minu meelest seal oli nagu ikkagi nii, et noh, kui sa seda põlve nagu vaatad, siis seal ka midagi nagu oli, mingi muhk oli üleval, et midagi oli seal valesti. Mina vaatasin seda kordust. Aga samas ta ju ikkagi mingil hetkel oli oma jala peal, ta viidi Kandaramiga väljaku kõrvale ja ta lonkas oma jala peal, aga noh, ütleme nii, et see liikumine... Vaevalt, et seal midagi päris nagu... Mulle tundus, et seal oli korkidega sõideti nagu... Põlvajalt sidemed on ka pooleks ja siin Tanel Lang siis mängid veel terve mängu ja siis tuled ära alles, et see ei ole alati kui seal pigem oli nagu süke lõikehaav, siis seal vaevalt, et oli mingid ma ütlen, et seal oli kordusest on hästi näha, aga mulle tundus mulle ja mul, kellega me koos vaatasime, kordusest tundus nagu, et ta lõikas selle põlve nagu korkidega siit niimoodi midagi seal oli jah nagu halvasti. Nagu lahti ja siis seal oli nagu vajus niimoodi laiali, aga verd nagu ei tulnud. Et ma ei tea. Segadus. Ühesõnaga, seal läks veel... Naljakas teema oleks. Seal läks veel pingi juures mingiks vaidlemiseks minu meelest ka umbes arstidega, et noh, ta küll lonkas sinna istuma ise, aga siis ikkagi nagu saadi aru, et võib-olla nüüd ikkagi peaks nagu viima kuidagi kiirabiautosse või nagu mingi raami peale. Midagi tõsist seal igatahes oli. See nägi paha välja nagu ja noh, eks see, ma arvan, kõik, kes seda nagu lähemalt nägid, eks see ikkagi mõjutab mingil määral nagu. Aga noh, see tuli nii hilja, see oli 88 minut, et noh, ega seal nagu see tegelikult väga palju ei õnnestunud nagu arvulises ülekaalus. Paar korda me saime päris ohtlikult rünnakule päris seda. See oligi see tunne, et lööme nüüd ära. Aga tegelikult see minu meelest tuli nagu isegi rohkem selle pealt, et tegelikult Eesti oli juba seal mingi viimased 10 minutit päris hästi rünnanud, et noh, see keris nagu hästi. Kahju muidugi, tohutult kahju, et Lada Kubassova haiguse tõttu ei saanud täit mängu teha, et noh, kindlasti oleks saanud ta kas või varem sisse vahetada. Et noh, sealt kindlasti tema kogemused natukene oleks saanud tuua mingit uut teravust ja värskust juurde, aga kahju jah, selles suhtes, et kui nagu soov on sellest 3-liikmelisest grupist edasi saada ja meil on nüüd, eks ole, Iisraeli vastu kaotus all, noh, siis oleks vaja olnud Bulgaariat nagu mõlemas mängus võita, et noh, see lihtsalt kurb on nagu see, et kui 2 mängu järel see juba nagu nii selgelt ära libiseb, et noh, kodus oleks pidanud võitma neid ikkagi, aga noh, vaatame, et nüüd Lätiga maavõistlus homme ja siis suvel, või mais vist või suvel, juunis tuleb Iisrael juba Tallinnasse. Homme mäng Lätigas ka Sokkanet TV-s võõrsil sõprusmäng siis. Mais Iisrael Tallinnas. Aga vigastustest veel tegelikult ka meil A-koondise, meeste A-koondise puhul ka see heina uudis tuli vist juba eelmise... See tuli minu meelest meil siia saatesse jõudnud. No ühesõnaga, et temal mingi 1,5 kuud umbes on pausi, mis võib tähendada seda ka, et enam Valladolidi eest ei mängigi. Karol Mets käis operatsioonil, hooaeg läbi, naaseb juulis, koondise paus ka juunis, eks ju, jääb selle sisse. Ja tippliigade meestega vist ongi... Siis koondise järgmiseks aknaks ei saa valmis. Seda ma mõtlesin. Ei ole varianti, jah. Ja Alex Mattias Tamm sai ka veel nüüd mingi tagareie teema vist oli tal siin, oli eilses mängus või üleilses mängus. Eilses vist oli ikka see. Ja noh, teistpidi Rocco Robertšein nüüd tagasi platsile esimest korda Norra kõrgliigast debüüt tehtud. Dmitri Pihhin, väravasoonel Slovakkias. Peaga lööb. Ise ka ei saanud aru, kus see kuuma peaga. Ehk et selle La Liga ja Bundesliga jälgimise käiteks ole oma selle mingi peapõrutusega. Käidel oli peapõrutusel, et tõesti just kui must nädal mingis mõttes on. No see on nagu, ütleme, tippjalgpall, et noh, midagi võidad, midagi kaotad, aga Eesti puhul on see häda, eks ole, et sul kaks meest kukuvad ära ja siis pole nagu tippliigades midagi vaadata rohkem, eks ole. Aga selle Käidi olukorda ma vaatasin, kas temal ju oli, ta mängis mingit mütsiga? Tal on ju mingi 6 peapõrutuskarjääris. Päris. See on juba see võib hakata juba vaikselt. Kas tal ei olnud niimoodi, et ta pidi selle kiivriga mängima, aga ta ei tahtnud sellega mängida, ta ei mängi sellega. Ta ju, kui ta selle kiivri pani, siis see oli nagu jutt, et ta nüüd hakkabki sellega mängima. Ja siis mingil hetkel oli ta platsil ilma ja siis just küsimise peale ütles, et ei, see ikka nagu segas nii palju. Noh, sellepärast, et jah, see segabki ja sellepärast, et kui see nüüd see Raul Jimenez, mäletate, tal oli ka ju, tal oli lausa, kas tal oli koljulu murd? Jaa, tal oli kole. Ja tema ju mängis ka mütsiga, aga nüüd ma vaatasin eilses mängus kas tal ka ilma või tal on mingi peapael? Tal on mingi pael, millel on minu meelest selle koha peal on väike selline pehmendus. Tal on juuksed praegu pikemaks kasutatud. Tal ei paista see välja, aga minu meelest ta kannab endiselt. Sest tal oli ikka tõesti, tal oli nagu Peter Tšehhil ikka nagu koljul murd. Peter Tšehh mängis ju karjääri lõpuni kandis selle mütsi. No ja nüüd mängib hockit, eks ole. Kiiver on peas. Kindel ala, siin on kiiver niikuinii. Aga on ju öeldud, et hokis on vähem vigastusi kui jalgpallis. Väga võimalik, sa oled väga potserdatud seal.
Markus, sul oli üks programmiline sõnavõtt ka. Ei, mul ei ole programmilist sõnavõtt, miks see on lihtsalt minuni tuleb infot, et kandideeri kuskil ette programmi. Ma peaks kandideerima. Ei, ma ei tea, see on sinu. Jutud käivad nagu. Jutud käivad. Kus on 13? Palju see oli 160 000 aastas? Bruto? Jah. Maksud maha. Kristjan. Šveitsi maksud. Maksud maha? Ma ei tea, äkki läheb arvega. MTÜ alt. Aga ei, see, kui me puudutasime eelmine kord või üle-eelmine kord seda Tallinna Kalevi kogukonna või mis maks oli? Kogukonna maks. No siis ikkagi ma natuke suhtlesin siis nende asjaosalistega hiljem ka sellel teemal ja nad rääkisid, et nagu juba too saadegi vist me mainisime, et pandi see vaka alla esialgu, tühistati ära. Ja nüüd vaata, tänapäeva jalgpalliklubi, eriti kui sul on 1000 last, siis kujutad, et sul on nii palju lapsevanemaid. Ja kui sa hakkad mõtlema, sa leiad sealt ju, ma ei tea, puussepast, finants... Nii palju vaba raha tahtsid öelda? Ei, mitte... Ja, sina tahad seda niimoodi näha. Aga ei, siis on seal on sul puussepast kuni ärimeesteni välja, et nüüd Tallinna Kalev väidetavalt ikkagi kogus sealt mingid huvilised kokku, kes vaatavad sellele ikkagi tänaseks päevaks suhteliselt suurele organisatsioonile peale ja aitavad siis oma teadmiste nõu ja jõuga, et neid asju... oma Elon Muski ühesõnaga. Neid asju lahendada, aga see on ju selles mõttes, et mis sa arvad, et seda asja seal juhtida ei ole, seal on suured rahad esiteks Eesti mõistes, seal on palju inimesi, seal on erinevad kihid, see ei ole lihtne. Aga pärast seda saadet võitis minuga ühendust veel lapsevanemaid teistest, kelle lapsed mängivad teistes klubides. Ja tuleb välja, et vähemalt Tallinnas, tahtmata siin me rohkem kajastame nagu Tallinnas juhtuvaid asja. On ka Levadias mingisugune maks nüüd, aga seda küll presenteeriti hooajakaardi ostmisega lapsele, aga seda kohustuslikus korras. Ja seda siis lisaks sellele, et paar päeva varem saadeti ka teade välja, et kerkis kuumaks. Ja mul on, ma siin mingi kägu ajaks, ma palusin endale need screenshotit ka nendest meilidest saate, ehk siis ma lugesin need läbi ja siis seal nagu ühesõnaga tuli üks meil, et lapsele hooajakaart kohustuslik ja kui lapsevanem tollel korral keeldus sellest, või tähendab ei maksnudki seda arvet ära, selle inkasso. Ja siis tuli võlatead, tuli meelde tulnud, inkasso on Karl. Julianus inkasso oli meil kunagi Tammeks. Oli kõhu peal. Siis tuli see võlanõue siuke, et võlgu ikka. Ehk siis pandi kohustuslikuks see, okei, ma saan aru klubi poolt ka, nad tahavad seda oma publiku arvu kasvatada, nad tahavad kogukonda kaasata, aga ma ei ole päris kindel, käsu korras selle aga võt see asi ei ole selles, et inimestel, tänapäeval meil on ikkagi juba nagu finantsvõimekust lapsevanematel ka, aga et seda kuidagi kuritarvitama hakatakse, see lapsevanematel ei meeldi, et see pannakse, nüüd on nii, juhul kui ei ole, siis juhtub nii, see lapsevanematel ei meeldi. Tänapäeva lapsevanem, ta on valmis panustama, ta tahab panustada, tal on aega, tal on finantsmusklit, et sellesse panustada üldse, eelkõige oma lapse vaatest ja siis nagu kogu klubi suuremalt vaadates. Aga tänapäeva lapsevanem, ta tahab kaasatust, ta tahab olla oluline, ta ei taha olla lihtsalt rahakott tegelikkuses. Ja see ajas ka seal, ütleme siis need Levadia lapsevanemad, minu tuttavad, vähemalt närvi ja nüüd on selline, et siis 15 eurot on see lapse hooajakaart, ma ei tea, sul on 7-aastane laps. Käib ta sellel mängul või ei käi, kui tahab käia, siis täiskasvanule lapsevanem hooajakaart oli 35 eurot. Selles kaval ju, et sa oled selle nagu ostu juba teinud, kui sa ei lähe mängule, siis just küll lased ju raiskusele, et siis see võib-olla nagu psühholoogiliselt mõjutab sind seda kasutama ka. See on käte väänamisega, viime nagu lapsi staadionile, ma ei tea, kas see on jätkusuutlik. Ärme seda ka unustame, et võtad 15 eurot, eks ole, pole ju nagu eriti mingi summa, ja vaata toidupoes, palju sa saad korvi panna selle eest, aga sul käib seal 2 last võib-olla ja
ja teise lapse pealt on soodustus. Põhiline ja siis asi on nagu selles ka, et kuhu see läheb nagu, et kas see läheb nagu selleks, et enne seal meilis oli ju kirjas, et ma saan aru, et räägite, et me oleme 3 tiitlit tahame teha sammu edasi, aga jutt käis esindusmeeskonnast. Vabandust, kas nüüd lapse, ütleme siis ikkagi nagu robustselt otse, sa ei saa üksteise kohuslikuks teha. Laste kulul siis nagu lähme nüüd Euroopat vallutama või? Lapsevanemate kulul, jah. Lapsevanemate kulul, no ütleme kaudselt nagu siis laste, eks ole, et mida rohkem lapsi meil treenib, seda kaugemale siis seal põhiturniiril jõuame lõpuks või vabandust, see on absurd ju tegelikult. Kui sa mõtled niimoodi, ma ei tea, palju seal lapsi on selle vaadesüsteemis, ütleme, kui sul on 1000 last, siis nende pealt 15 000 eurot, see ei ole ju esimesvõistkonna mõttes mingi summa isegi, nagu mis sa saad sealt. Ei, see on... praegu on 15, seda saab siis tõsta, et nüüd aasta pärast ütled, et see elukallidus on tõusnud, see hooajapilet tõus 25 peale. Pluss siis kuumaksu tõus, 20 eurot. Nagu sa need paned, ütlema, nagu sa ütlesid, paari päeva sisse veel, eks ole, et ma saan aru, ma võin nüüd eksida, aga minu mõnest siin Kalevis nagu ka osa pahameelest oli nagu sellest tingitud, et alles te tõstsite kuutasusid, eks ole, millest jällegi kõik nagu saavad aru, et tegelikult, et kui sa vaatad ümberringi, kõik läheb kallimaks, eks ole, aga kui sa nüüd, minu jaoks on nagu see jabur, et põhjenda siis sellega, et me tahame lastele pakkuda paremaid treeningtingimusi, treeneritele paremat palka, selle tõttu tuleb nüüd rohkem maksta nagu. Isegi kui see nii ei ole, siis vähemalt ütle seda, et kui sa tuled nagu ütlema seda, et täiesti otse, et umbes me tahame Euroopas kuskile jõuda, makske, sorry, sass. Vaata, see on, ma olen natuke nüüd suhelnud. Hoidja, kui Euroopas kuhugi jõutakse ja saadaks suurt raha, et äkki võiks nagu tagasi. Lastele tagasi. Investeering, jah? Ma olen suhelnud lapsevanematega ja ütleme, need summad mingitel puhkudel on juba läinud ikkagi täiesti kolossaalseks. Okei, seal on hästi palju seda, et kui ambitsioonikas see perekond on, aga ja kus projektidest osaleb, aga nagu me juba too saade rääkisime, siis lapsevanem maksab tänasel päeval kinni varustuse, laagrid, välisreisid, treeneri, väljaku, kõik ta maksab kinni tegelikkuses. Ehk siis sellesse mängijasse klubi otseselt tegelikult sellisel kujul investeering. Ma ei tea, pane Wikipedias, mis tähendab investeerimine või mis on investeering? Mis asi on investeering? Me kasutame sõna investeering, et meie klubid hullult investeerivad mängijatesse. Mida? Kus? Keda? Okei, siin jõuame, me ei jõua seda teemat läbi arutada, seda üleminekute tasu tuleb siin mängu. Just, aga tulebki tegelikult, et mille eest sa siis küsid seda üleminekutasu, eks ole, sest argument on alati see, et mis tundub nagu adekvaatne, et me oleme mängijasse, noorde mängijasse investeerinud, me oleme temasse investeerinud, okei, arusaadav. Aga nüüd ongi see, et kui sa täpselt nagu sa ütlesid, kui varustus, kõik asjad, kõik tuleb ise, eks ole, lõpuks võtad pallid ka ise trenni kaasa juba, eks ole, ja otsige treener ka kuskilt, makske see tasu ka kinni. See ongi see küsimus, mida see klubi pakub siis? Täpselt, jah. Et mis investeeringud sa siis tegid, et sa selle eest saad, palju meil on, 900 eurot ja üksid summasid küsida, eks ole. Jah, see kasvab 11-12 eluaasta 900. Mis ta on 13-14 1800. Sa pead käima, eks ole, põhimõtteliselt tegema kirjaliku selgituse, et miks laps tahab teisi klubisse minna. Aga mina oma keskis mõtlesin ka siin nädalavahetusel, et me hakkame nagu muutma jalgpalli olemust siin Eestis ka oma heaolu ühiskonnaga tegelikkuses, et eluaeg, või mis eluaeg, jalgpall on ju tegelikult nii-öelda, kuidas ma ütlen, töölisklassi spordiala, et meil on vaja murulappi, ühte näsa, mida me nimetame palliks, ja 4 tokki. Tokki või särki või kuhu saab värava teha. Et piltlikult öeldes, et üks meeskond särgid maha, teine särkidega, et seal ei ole palju vaja. Aga mul on selline tunne, et meil hakkab see liiga selliseks kuidagi materiaalseks või selliseks... kas see on üleüldine, eks ole, kui sa vaatad seda, eks ole, et oi... maailma suur jalgpall, aga ma räägin laste spordist. Keegi ei vii sul praegu last ka trenni sinna suvalise näsaga põllu peale tampima, et kui sa tahadki päris kunstmuru, kui sa tahad päris mingisugust treenerit ja väljakut ja palli, siis sul kõik maksabki lõpuks. Maksab jah, aga ütleme, jälle see on me oleme jõudnud oma riiklusega ja iseseisvusega sinna, et... Ma tahtsingi öelda just mitte nagu maailma tippjalgpall, vaid ma tahtsin tuua selle näite, et kuidas meil on, ütleme, koolistaadionid asjad ka lukus, eks ole, et öeldakse küll, et umbes, ma ei tea, et siin on... Ja ätti lahti ju. Kas see oli eelmine suvi? Ja, et küsi need võtmed siit ja sealt. No okei, nüüd on hakanud paremaks mingites kohtades minema, eks ole, aga nagu ikkagi jälle selline tunne, et sa pead nagu kuuluma natukene nagu mingisse
nii-öelda klubisse või kuhugi eliiti selleks, et saada siin väljakul teha, noh. See pool on ära kadunud ja loomulikult endiselt on ka see, et keegi ei keela sul nagu last naabripoisiga õue saata, eks ole, täpselt samamoodi, et pange 2 puu vahele sinna lihtsalt mõtteline värav ja lööte seal, on ju. Ja kui pall lendab lillepeenrasse, siis ei sõima mitte lapsel nägu täis, vaid siit võib veel eraldi jõuda selle juurde, eks ole, tegelikult, mis on nagu ka just teema eile, oli see valge kaardi päev, mis tegelikult ei tohiks olla päev, vaid mis on nagu väga palju pikem periood, eks ole, mis siis sel aastal EOK eestvedamisel on sellele pühendatud, et hästi ümmarguselt öeldes igasugune käitumine väljaku ääres. Ja siis muidugi loed nagu vastust ka, et ei, nii me hakkasimegi neid pehmosid kasvatama, eks ole, et lapse või kohtuniku või ükskõik kelle peale röökimine või nagu tuuakse näiteid, eks ole, et 10-aastastel võistlustel laps lööb penalti mööda ja värava taga rõõmustatakse ja huilatakse, et jess, sa lõid mööda, väga hea. Et see versus siis mingite pehmode kasvatamine sinna vahele jääb nagu ikka väga palju varjundeid nagu ka, et hea kinnitus iseenesest nagu kõik sellised seisukohad sellest, et jah, sellel teemal on vaja rääkida jätkuvalt. Aga just nagu see, et kasvatame täpselt seda hoovisporti, seda, kuidas me nagu ka lastega suhtleme siis, kui neil ei õnnestu asjad, enamasti ei õnnestu alguses, sellepärast nad ongi lapsed, nad õpivad ju alles. Aga sellele peaks nagu tähelepanu pöörama, mitte see, kuidas me võimalikult palju nagu mingid investeeringuid teeks ja raha saaks nagu, et suur jalgpall ja selline tunne on, et suur jalgpall on business, et siis vaatad veel ka, et äkki me leiame siit Eestist ka ühe väikese sükse Promis Davidi, kes siis mingil päeval vanemad miljonärideks teeb, eks ole, ja majad ostab. Enamasti see ei käi nii, me ju teame, kui palju on neid lapsi, kes mängivad jalgpalli ja kui imevähe on neid, kes kuskile suurde jalkasse jõuavad. Ärge ehitage endale ise mingeid õhulosse sel teemal, ei klubid ega vanemad, nagu, eks ole, et jah, sul on õigus, nagu natuke maa peale tagasi palun. Lapse jaoks on mängurõõm tähtis. Siis kasvab temast nagu ka mitte tippjalgpallur, vaid kasvab hea inimene, eks ole, lõppude lõpuks, kui ta õpib seal trennides ka arvestama näiteks sellega, et kõik ei ole rahas mõõdet. Endiselt, et need lapsevanemad, nad on valmis panustama. Nad panustavadki tänasel päeval, kuna neil on tekkinud finantsvõimekus, neil on tekkinud aega selle läbi. Siis nad saavadki rohkem panustada nii-öelda, muidugi, sa näed oma lapse kasvamist, sa näed kõrvalt seda suurt jalgpalli. Nad on valmis panustama. Nad panustavad, kui vaja rahaliselt, nad panustavad, kui vaja teadmistega, nagu nüüd Tallinna Kalevist tuli välja, et seal aitavad oma ajaga ja ükskõik millega. Ükskõik millega. Kui on vaja, kui väljak on lumine, tullakse, võetakse labidad kätte. Kui on vaja lapsi vedada, kinni maksta mingisugune bussireis või mingi asi, küll leitakse. Aga nad ei taha seda, aga lapse vanem tänasel päeval, ta ei taha seda lihtsalt nagu teenusena osta. Nagu me eeldame tänapäeval lapse vanematena, et kool on meile teenus. Et meie oleme teenuse ostjad, et minu laps saab koolis teenust, õõnustage ära see arvamus. Et lapsevanem tahab tunda, et klubi väärtustab tema olemasolu ja suhtleb temaga, on avatud ja siis on selle enamus, mõne jaoks on see 15 eurot võib-olla nagu vähe olulisem või mitte olulisem, aga küll need rahad nagu ka leitakse ja siis antakse palju parema meelega ja lihtsamalt ka toetust klubile, kui nad näevad, et nad saavad sealt seda vastu, siis nad on valmis ka toetama. Ja klubi ütleb sulle ilmselt selle peale nüüd ka, eks ole, et me ajamegi ühist asja, eks ole, me tahame Euroopas kuskile jõuda ja tahame suured ja olulised olla, et jällegi mingi väärtushinnangute põrkumine nagu natuke. Ja siin on linna pealt, praegu nüüd jälle üks klubi siin väidetavalt, ette jäänud meile, aga siin ka Flora väidetavalt on ette valmistamas mingit müstilist maksu, ma ei tea, ma ei ole otse allikast midagi saanud või ei ole tegelenud, aga ka, et mingi inframaks või mis neil tulemas on, et tundub, et loomulikult kõik saavad aru, et klubidel on raske. Kokkuvõttes on see, et klubidel on raske ja tuleb otsivad viise, kuidas siis rahastust juurde leida. Jah, aga nüüd pead maksma, Raul, kanna mulle iga nädal 10 euri või ma ei tea. Mis ma vastus on? Selle eest sa ei saagi midagi vastu. Mis see sinu asi on, mis vastus? Au ja kuulsus. Selle eest, et Markus saab triatlonile minna. Ei, me teeme hästi lihtsalt, me paneme siin... Küll Aida tahab Euroopasse minna. Teie kannate kuni triatlonini mõlemad sotti mulle kuus, siis ma saan triatloni pileti osta. Iga nädal, kui siin uksest sisse... Sponsorlus on selles. Iga nädal, kui uksest sisse tuleme, et podcasti teha, siis igaüks purk on ukse kõrval, igaüks paneb 5, sest et mis ma vastus on, au ja kuulsuse
ja saan hea enesetunde Jürgenson Ironmanil. Ei, Jürgenson Ironmanil on nagunii, ärge, see on väga hea. Väga õige, Raul. See kampaania sul käib. Väga õige, ei, see on vaja käima lükata, mul ongi vaja see 800 midagi, ma kirjutasin korraldajale, palun otsime sponsorit. Aitäh kõigile vaatajatele, lõpetame tänaseks selle pika saate ära, kohtume juba järgmisel nädalal, kõike head!